Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob august 2026, nii et vaatame, mis on augustikuul siis meie jaoks varuks, mida pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on siis valikaart stiilis videoga, valida on 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3. Iga valik saab endale terve posu tarokaarte, oraklikaarte, samuti saab iga valik, et tema siis selle kuu olulised tähemärgid tulevad eraldi ja ka siit kausikesest võtame siis igale valikule ka sinu selle kuu olulised siis kuupäevad, et mis on olulised hetked selles kuus, millal miski juhtub, et mida siis silmas pidada. Ja kui sul läheb rohkem aega enda valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära tunnetada, ära otsustada. Ja kui sa oled seda teinud, siis siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna klikata ja video hüppabki kohe automaatselt sinu valiku juurde, et sa ei pea ise siis kuskilt hakkama otsima. Ja enne veel, kui ma alustama, tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled videole pannud like'i, mulle kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud, sobinud, meeldinud. Ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte, seal on siis ilmunud ka äsja sellised lugemised, et järgmine positiivne asi sinu elus või et mida sa pead hetkel teadma, need on ka siis samamoodi valikaart stiilis siis videod, nii et kui sa tunned, et sa tahad rohkem tarovideoid vaadata, siis saad seda teha minu kodulehel tiiutarat.ee. Aga meie lähme siit nüüd augusti energiate juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad kollase ja punase siis kivikese. Vaatame siis, mis on augustikuu sulle toomas, mida sa pead teadma ja kuidas siis august sinu jaoks läheb. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, sinu kaart on siis minu kõige uuemast oraklikaartide kaardipakis, see on kaart number 18. Ja see kaart räägib, seal on tegelikult inglise keeles palju voolavam ja riimuvam nagu selline lause, aga see räägib meie emotsioonidest. Emotsioonid on energia, mis on liikumises. Ehk siis inglise keeles emotions are energy in motion. Motion on liikumine, et motion ja emotion, eks ole, et hästi sobivad omavahel kokku. Ehk siis kui me tunneme enda elus stagneerumist, tülpimust, igavust, siis me peame ennast liigutama. See on nagu esimene sõnum, mis siit tuleb välja. Energia peab liikuma, energia hakkabki liikuma siis selles kuus tohutult, et see ongi enese liigutamise kuu igas mõttes, vaatan, mitte ainult spordi mõttes, mitte ainult see, et me puhastame tugevalt neid nagu emotsioone, stagneerunud emotsioone või võib-olla ka suhteid ära. Aga nagu kuidagi, et me liigutame ennast ka näiteks karjäärialaselt, me liigutame ennast enda unistuste rajale, et me liigutame ennast edasi, et see on hästi nagu oluline. Ja enda tunnete tundmine käib selle teekonna juurde, et me ei saa suruda emotsioone maha ja siis ikkagi edasi rassida. Tavaliselt tekib siis väga suur dissonants ja ühel hetkel me lähme nagu katki, kas keha läheb katki, jääme haigeks, midagi juhtub. Et enda tundeid tuleb nagu tunda, aga mis on ka veel hästi nagu äge sümbol, on 2 madu, mis on omavahel siis põimunud ümber selle skeptri, või skepter on siuke nagu väike sau või kepp nii-öelda. See on ka Hermese sümbol, Hermes on siis Vana-Kreekas nii-öelda selline jumalate keskjalg, Hermes on Merkuur, teisisõnu, üks on Kreeka nimi, teine on Rooma nimi. Merkuur on seotud kommunikatsiooniga, on hästi nagu elav hõbedaga, ta on väga kiire suhtlemine, rääkimine, aga see sümbol, et 2 madu ümber selle Hermese nagu kepi, see on meditsiini sümbol ka, ehk siis jällegi see ka tähendab siis tervist, toitumine, liikumine, ka see teema. Ja siis meil on ka 2 madu, mis on omavahel põimunud, et seda sama sümbolit, 2 madu põimunud ümber selle nagu saua, see on karikate 2 sümbol ka traditsioonilises taros. Karikate 2 on armastus ja hingesugulased ja madu on tegelikult kundaliini energia, siis Indiast tuleb see. Kundaliini on selline sakraalne chakra, sensuaalne energia, eks ole, et need maod on tihti selle äratajad ja et madu on ka, veel tuleb sõnumeid kohe sellest kaardist. Madu on ka iidne tarkus, väga-väga tark loom ja seotudki nagu sellise kuidagi nõiduslike nagu iidsete tarkuste nagu omandamisega ja nagu, et me hakkamegi kuulma rohkem võib-olla enda nagu esivanemaid ja teejuhte ja enda kõhutunnet ja võib-olla ka tarkuse või teadmiste omandamine läbi kursuste koolituste, siis on oluline selles kuus. Ja viimane sõnum, mis ma sellest kaardist nüüd ette loen,
kui sa näed unes madu, siis see on hoiatus, et see on halb inimene sinu elus. Seal on hoopis teine tähendus unenäos. Et madu on keegi, kes ründab meid, kes on salakaval, kes teeb liiga. Kui sa näed unes madu, eriti kui sulle kohe kas seostub keegi sellega või et lihtsalt tema energia on sama või võib-olla veel hullem see inimene seal unenäos muutub maoks näiteks, eks ole. Madu näed unes, ohumärk, eks ole, et siis on keegi halb inimene meie läheduses, peame silmad hoidma väga lahti. Nii, aga lähme siis augusti järgmiste kaardide juurde ka. Loomahingade kaardipakist on meil kaart number 7. See on Mesimummu hing, see on üks mu lemmikuid kaarte selles kaardipakis. Mesimummu hing räägib magusatest tulemustest. Siis on meil kaitseinglite kaardipakist kaart number 22. See on uute alguste ingel. Siis on meil küllus, kus raha lihtsalt lendab meile sülle. Tal on suur selline kuldne, ma ei tea, kauss või pada või anum, eks ole, käes ja sealt raha lendab, eks neid kuldmünte, et väga-väga äge. Materiaalne küllus, eks ole, õitseb meil selles kaardis. Siis kuu oraaklikaartidest on meil noor kuu siis õhuelemendis, see on kaart number 1 ja selle kaardi nimi on idee. Ja siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist on meil kaart number 41 ja see kaart ütleb, tee midagi kellegi toreda nagu nimel, et keegi hea inimene, armas inimene, meie partner, armastatu või siis lihtsalt tähtsed toredad armsad inimesed meie elus, et me peaks tegema rohkem nagu žeste, andma tähelepanu, võib-olla looma nagu ise nagu aktiivselt, kuna su esimene kaart on seotud liikumisega, enese liigutamisega, aktiivsusega ka, et me peame ise ka olema väga-väga aktiivsed, et kui me tahame näha mingisugust tulemust ka siis enda paarisuhete valdkonnas. Taros, sauad 9, tagurpidi, karikate 4, tagurpidi, maag, tagurpidi, torn õigetpidi, sauade 2 õigetpidi ja siin on siis valik number 1, sinu augustikuu olulised tähemärgid, need võtame välja. Lugemise lõpus, et sul oleks ka midagi toredat, põnevat siin siis ees oodata, lisaks sellele kõigele, mis me nüüd kohe hakkame ette lugema. Ütleme need mitte väga toredad sõnumid kohe ära. Meil on torn õigetpidi ja maag tagurpidi. Vaata, enne ma ütlesin, et kui sa näed unes madu, siis on halb märk, eks ole, et keegi on väga salakaval või et pahatahtlik inimene. Torn on see krahh, mis meist üle siis käib tüli või et mingisugune ehmatav sündmus, kus meie silmad kahjuks avanevad selle inimese käitumise suhtes. Ja kes see on maag tagurpidi? Maag on manipulaator, kui ta on tagurpidi. See inimene, kes oskab niite tõmmata, nuppe vajutada kõigil, kaasa arvatud ka meil endal, selleks, et saada, mis tema tahab. Maagikaardi inimesed on sellised väga oskuslikud, veenvad, karismaatilised, nad tundub nii lahe, ta räägib nii head juttu, aga ühel hetkel nagu hakkame aru saama, et ma ei tea, kas see jutt on päris nii hea, eks ole, et natukene sellist võib-olla hoiatust on siin, kõik ei ole kuld, mis hiilgab, eriti need kuldsed sõnad, mis kellegi teise suust võivad tulla, kõike mina uskuma ei jääks, ma mõtleks hästi nagu enda peaga. Ja kui sul on mingi idee, meil on ka see noor kuu kaart, eks ole, siin väljas, kaart number 1, idee. Kui sul on idee, ära pläkuta sellest mitte kellelegi. Väga hoolikalt ma valiks, eriti kui meil on maagikaart tagurpidi laual, koos torniga õigetpidi, mis on suur šokk, eks ole, et ma hästi valiv oleks, kellele ma mida räägin, enda ideed või mõtted, võib-olla hoiaks oma keelt natukene siin hammaste taga. Ja võib-olla ka lihtsalt see, et natuke nagu lihtsam sõnum, et kui sa räägid headest uudistest sõpradele, lähedastele, võib-olla pereliikmetele, kellele iganes, kui me räägime headest uudistest, pane tähele, kuidas see inimene reageerib, et kas ta on nagu kade või pahane, kas ta vähendab seda, tegelikult see ei ole nii suur asi, kas ta vähendab seda või kas ta on just vastupidi hästi õnnelik ja rõõmus sinu üle, kas ta elab sul hästi kaasa, toetab sind. Võib-olla see maagikaardis inimesed oskavad, kui see kaart on tagurpidi nagu nii head maski hoida, nii mesimagusat nägu teha, aga sealt võib hoopis mingisugune muu nagu kuidagi isiksus seal pinna all olla. Et võib-olla ka see, et kui sul elus hakkab väga hästi minema, sul hakkabki hästi minema, eriti rahaliselt, sul on mega hea kuu, et siis vaata, kes rõõmustavad sinuga koos ja vaata, kes kuidagi kelle ego läheb katki sellest, et sul hästi läks, et ka nagu selline sõnum sulle, et sa õpid väga palju, kuna need maod on ka iidse tarkuse teema, eks ole, et madu ja mesilane hästi olulised kuidagi sümbolid, aga mesilane on seotud rohkem rahalise eduga, tööalase eduga siin, sest mesilase hing
ütleb meile, mesimagusad tulemused ootavad. Ja see, kuhu meie oleme panustanud ja tööd teinud ja endaga võib-olla sellist, me oleme manifesteerinud, visualiseerinud, eriti tööraha, karjäär, siin ei ole ühtegi piiri. Piir tuleb alles siis, kui sina ütled, seda ma vist küll ei saa. Me ise loome neid piire ja ma tulen selle maagikaardi positiivse sõnumi juurde, nüüd need halvad sõnumid on läbi. Maagikaardi positiivne sõnum on, et see maag saab kõik, mis ta elus tahab. See tähendab, et ka sina saad, mis sa tahad, eks ole. Ja kõik, millest me unistame, unistuste töökoht, palju raha, 1 000 000 eurot, mis iganes meie unistus on, unistuste suhe, armastus, ilus unistuste kodu või pere või laste saamine, mis iganes. Maagikaardis on kõik võimalik. Maag tuleb tihti kaardipakist välja, et tuletada meile meelde, et meie elu on meie teha. Kui meil on toredad, ägedad asjad meie elus, me oleme ise enda mõtetega, teadvusega selle loonud. Kui meil on mitte väga toredad asjad meie elus, siis me oleme ise ka selle teinud. Sinu elu on selline, nagu sa oled ise selle loonud. See ongi maagikaart. Maagikaartes, vaata see käed ja see on hästi nagu oluline, et sinu elu on sinu kätes. Tihti, kui maag on tagurpidi, siis juhtub nagu 2 asja. Kas see, et ma ei kontrolli mitte midagi, kogu maailm on minu vastu ja see on ühiskonna süü, et mul on nii halb töö ja vähe raha, eks ole. Kas me muutume ohvriks, vaata, ja siis me laseme sellest nii-öelda vastutusest lahti, et minu elu on selline ja siis me ei saa ka midagi muuta enam, sest me ei kontrolli mitte midagi enam, ja me ei tahagi kontrollida. Või siis juhtub asi number 2 selles maagikaardis tagurpidi on lihtsalt identiteedikriis, et ma olen valmis nagu ohjad haarama, aga ma ei tea nagu mida haarata, kes ma olen ja mis ma elult tahan, selline kerge identiteedikriis ja mõnikord maagikaart indikeeribki nagu sellist elu ümberhindamist, et näiteks aasta tagasi, 2 aastat, 5 aastat tagasi sa panid endale paika mingi unistuste eluplaani, ma tahan, et ma lõpetan selle kooli, siis ma töötan selles ettevõttes, elan selles kohas ja mul on selline suhe ja ma elan sellist elu. Aga nüüd, kui maag ennast tagurpidi keerab, siis me nagu mõtleme, ma ei taha seda enam. Aga mida ma siis tahan? Vaata, just selline tunne hakkab nagu pihta. Ja usu mind, küll sa selle ka ükskord kätte saad selle mõtte idee, et sul ongi ideekaart ka siin väljas, et usu mind, et sa saad teadma, kes sa oled ja mis sa tahad edaspidi. Et see on natuke selline nagu ümberhinnastamine, ümberhindamine, natuke selline muutus, maagikaardis sisemine muutus eelkõige. Ja maagi sümbol on siis see, et tema ees on laud ja laua peal on kõik väikesed aro nagu elemendid, mõõgad, sauad, mündid ja karikad, eks ole. Tuli vesi õhk ja maa on tal nagu olemas. See tähendab seda, et tal on kõik tööriistad olemas selleks, et ehitada enda elu selliseks, nagu tema tahab. Ja maagi käes on 5 element. Maagi käes on võlukepp. See on meie teadvus, see on energia, see on see maagiline miski. See on see meie soov, meie unistus, meie nagu selline võib-olla hingeline panus, mille me sinna sisse paneme. See võlukepp on siis eeter, ja ehk siis midagi, mis ei ole käega katsutav. Tuli, vesi, õhk ja maa ja kõik need elemendid on midagi praktilist siin maailmas, aga see võlukepi element, seda me ei näe, eks ole, seda ei eksisteeri, me saame seda energiat ainult tunda. Ja nagu kuidagi sellest tulebki kokku maagia selles maagikaardis, aga võlukepp, see ei ole laua peal. Kus see on? See on tal käes. Ja see räägibki, et sa pead nagu haarama vastutuse. Sina otsustad, sina näidad, abrakadabra, ma tahan seda, eks ole. Sa pead ise ütlema, ise tegema, me ei saa enam elada niimoodi selles maagikaardis, et ühiskond on selline, sellist tööd ma vist ei saa ja ju siis nii jääb ja me ei saa olla selles ohvri rollis või minna laske rollis. Augustikuu on see kuu, kus sul tuleb nagu vastutust hästi palju nagu võtta. Otsustan ja teen ja otsustan, ma olen tubli ja nüüd hakkab nii olema. Ja see mesimummukene hästi nagu toetab seda, sest mesimumm ütleb, et sind ootavad ka mesimagusad tulemused selle otsuse eest, selle pingutuse eest, selle panuse eest. Et kõik, mis sa puudutad, tegelikult muutub kullaks ja eriti veel töös, rahas, karjääris, aga muidugi maag on nagu kõik asjad meie elus. Aga mesilane on rohkem seotud minu jaoks ka töö, karjäär ja kodu, eks ole, kes tahab uut kodu. Tihti ma näen, et mesilase nagu need pildid, sümbolid, sõnumid hakkavad tulema siis, kui me hakkame kolima või uut kodu nagu leidma. Sul on see külluse haldes meil siin väljas, eks ole. Ja ta räägibki, võib-olla küllus hakkab nagu uut moodi meie ellu voolama, sest mesimummu ja külluse kaardi vahel on mis uute alguste sõnum on ja siin on inimene koos oma selle kaitseingliga minemas läbi sellise kuldse nagu värava.
ja kuidagi see uus algus ja uus elu siis ootab teda, on ju, et ja kuna sauade 2 on meil ka õiget pidi laua peal väljas, et sauade 2 ka tähendab nagu valikut 2 asja vahel, et kas ma jään vana juurde, kas ma võtan selle uue A või B, see või teine, mõlemad tunduvad head, võib-olla see raha või küllus hakkab uues suunas tulema või siis veel parem sauade 2 2 kohast korraga, on ju, et võib-olla põhitöö või põhisissetuleku kõrvalt me avame mingisuguse uue nagu raja või et uue ukse, kust mööda siis küllus saab veel nagu tulla. Et väga-väga nagu hea, et nagu sõnum on ju sellest sauade 2 ja kui ma sellest räägin, siis mu pilku tõmbab hästi see madude kaart ka, et siin on nagu 2 madu omavahel ju põimunud, on ju, mis on ka sauade 2 on ju 2 asja, et nagu kuidagi omavahel seotud ja võib-olla see oli nagu topeltpalk või topeltraha, et me teeme küll nagu suht sama asja, aga me saame veel midagi lisaks, eks ole, juurde, et päris huvitavad sõnumid sulle, et mina nendes kaartides, muidugi sinu enda otsus, mis sa enda eluga teed, ega kaardid ei saagi sulle öelda, et tee nii või ära tee nii. Aga ma tead, iga uus uks, mis avaneb, ma läheks sealt läbi, iga mingisugune uus utoopiline X-pakkumine, mis tuleb, tead, proovime ära, sest sauade 2 on hästi seiklusimuline, aga mesi on ju nii kuldne ja siin on kuldne värav ja kuldsed mündid, vaata, et see kuldne värv hakkab mulle ka hästi nagu silma ja sauade 2 on ka nagu uue ukse avanemine. Sauade 2 nagu sümbol on selline, et inimene seisab tavaliselt kuskil kõrges kohas, eks ole, mingi torni otsas või mäe otsas. Ja ta vaatab nagu horisonti. Ta vaatab, seal on mered ja maad ja mäed ja ojad, uued riigid ja linnad ootavad, on ju. Ta vaatab horisonti, mõtleb, kuhu edasi, maailm on mu ees nagu valla, on ju. Ja käes on tal üks sau, aga teine sau on löödud maasse, tihti tema nagu selja taha. Ja see sauade 2 tähendabki, et midagi peab jääma nagu tehtud saama selles kuus, selja taha jäetud, punkt pandud, selleks, et saaks alata nagu midagi täiesti uut. Või et me saaksime selle uue sihtkoha ja sellepärast ongi sauade 2 ka kolimise tähendus, uus kodu või siis reisimine. Sauade 2 on ülihea kaart reisimiseks, eriti neile, kellele meeldivad nagu seiklused ja aktiivsed reisid, et sauade 2 ei ole nagu selline, kus me lihtsalt lösutame, et sauade 2 on aktiivne, sellepärast sul ongi see nagu energia liigub, emotsioonid liiguvad ja me ise nagu kuidagi oleme sellises suures liikumises, sellepärast ka see esimene kaart sul selline siin on, et sauade 2 ka võtab selle ilusasti nagu kokku. Ja ka selles kaardipakis on sauade 2 kujutatud maakera. Maakera on reisimise sõnum jällegi, et kas sa plaanid mõne reisi või sul tuleb ootamatu reis, et võib-olla pane ennast nagu valmis, et sa võid ootamatult kuskile välja sõita, reisile minna, et võib-olla sa vaatad praegu kuu alguses enda kuud ja mõtled, et kus ma siin lähen, mul ei ole midagi plaanis ja siis kuu lõpus vaatad, okei, käisin seal ja seal ja seal ja seal, on ju. Et päris huvitav, et kodus tuleb ka kindlasti välja saada selles sauade 2, kas või lihtsalt liikuda või jalutada või sporti teha või uusi kohti avastada, et sauade 2 on nagu pigem selline sipelgat püksis energia, on ju. Et päris huvitav. Sulle pakutakse karikate 4 tagurpidi, sulle pakutakse midagi suurt, uut ja võimast selles karikate 4. Karikate 4 tagurpidi on parem märk, kui ta on õigetpidi. See tähendab seda, et sa ei punni vastu, sa saad aru, kui hea see on ja sa võtad kohe ka vastu. Karikate 4, sa võib olla ükskõik mis, et hõbekandiku peal meile pakutakse midagi, et sõbrad ütlevad, lähme välja või lähme reisile või teeme seda. Kas sa tahad tööalaselt proovida seda, siin on äge uus töökoht, äkki sa lähed õppima, et meile tulevad pakkumised kas läbi teiste inimeste või me ise neid kuskil märkame kogemata ja satume lugema midagi või tuleb kuskil internetis mingi kuulutus näiteks on ette ja karikate 4, tema tähendus on see, et alguses me ei saa aru, kui hea see on, et me mõtleme, nii mõttetu ja ma ei viitsi ja mul tegelikult ei ole aega, raha ka ei ole, vaata me hakkame igasuguseid vabandusi nagu leidma ja vinguma, et miks mitte teha, aga tegelikult karikate 4, isegi kui me alguses ei näe, siis see annab meile väga-väga palju, et alati tasub endale tuletada meelde, kui sa karikate 4 näed. Et kui sa alustad näiteks hea näide, mingi spordialaga, mingi tennis või iluuisutamine, vahet ei ole. Sa alustad sellega. Alguses ongi nagu sa kobad, kukud, asjad lähevad valesti, teised on kõik sinust paremad, issand jumal, on ju. Sa ei näe ette, et võib-olla 5 aasta pärast
oled selline proff, et sul on kuldmedal kaelas, selle 5 aasta jooksul sa oled igale poole jõudnud tänu sellele spordile, kohtunud nii toredate inimestega, saanud väga palju elamusi, õppinud palju, kasvanud palju. Ja siin on nagu täiesti nagu uue asja alustamise hõngu, aga alguses sa võib-olla mõtled, et see on midagi väikest ja teen või proovin ära, onju. Aga tasub selle juurde jääda ja tasub mõnikord karikade 4 aastateks jääda. Et siin on ka see uue alguse nagu kaart ka on ju väljas. Et see pakkumine ei tule niisama. Et see võimalus tulebki õigel ajal õiges kohas ja et kõik asjad, mis meie ellu tulevad, tegelikult ongi õiged. Tulevad õppetunnid, tulevad võib-olla inimesed, kes meid hästi kohtlevad, tulevad inimesed, kes halvasti kohtlevad, see on ka õppetund. Hästi oluline on proovida see kõik ikkagi läbi teha, et mitte põgeneda enda emotsioonide eest, mitte põgeneda pakkumiste võimaluste eest. Ja tead, mis on hea uudis? Ma ei näe nendes kaartides, et sa oleksid väsinud. Sul on väga aktiivsed kaardid, aga väga ja elavaloumulised, isegi tulised ja nagu sellised elu magusamad ja ägedamad poolt saad nagu nautida, võib-olla on palju üritusi ja liikumist, aga ma ei näe, et see kuidagi kurnaks sind. Ühtegi kaarti ei ole, kus me oleks kurnatud ja sul on ka sauad 9 tagurpidi. Sauad 9 tagurpidi on, isegi kui me oleme elanud kuni augusti alguseni välja, väga nagu sellist elu, kus me teeme hästi palju, hambad ristis, ma ei viitsi enam, mul on kopp ees, me oleme väsinud ja kurnatud, siis sauad 9 tagurpidi augustikuuks näitab nagu pigem sellist pingevaba elu ja nagu kuidagi energiat on rohkem. Tead miks? Sest sa ei tegele enam mõttetute asjadega. Sauad 9 on õppetund, et õigel ajal loobuda. Kui miski enam ei toimi meie jaoks, mingi sõber, mingi suhe, mingi töökoht, mingi inimene, mingi hobi. Kui see ei tekita enam nagu seda rõõmutunnet või ei too nagu sära silmisse, sauad 9, tema peab õppima õigel ajal nagu loobuma. Tead, aga miks ma seda teen? Ma isegi ei taha seda enam, ja siis meil tulebki mängu see maagikaart, kus me nagu pigem alustame ja avastame hoopis midagi uut, on ju. Ja hakkamegi nagu mõtlema, et aga kui ma seda enam ei taha, mida ma siis tahan, et sul on näha ka võib-olla natuke sellist identiteedivahetust, võib-olla ka välimusega seotult, et sa tahad nagu uut soengut, uued juuksed, uus välimus, uued riided, uus sina, sest selles maagikaardis tihti meie vana nagu kest nii-öelda tekitab nagu sellist tülpimust või igavust või et see ei tundu enam nagu sina, vaata, et nüüd on aeg nagu natuke muuta midagi, ärgata uueks. Torni kaardiga ma ütlen nii, torn tihti ennustab ka kollimist, on meie koduga hästi seotud kaart. Torn võib tähendada ka seda, kui sul on kodus midagi katki, pesumasin või mis iganes, paranda ära, osta endale see uus asi, tee oma kodu korda, sest torn õigetpidi on midagi ligadi-logadi ja see võib tihti olla seotud ka koduga. Teine asi, torn niikuinii torni kaart on nagu selline äkiline muudatus ja millal tuleb äkiline muudatus, mis on meie jaoks mõnikord tornis väga stressirohke, tuleb siis, kui me oleme pikalt kinni jäänud liiga mugavasse tsooni. Liiga mugavalt, tead, mul ei meeldi mu töö, aga ma jään veel siia. Natuke nagu selline, ja siis me jääme 5 aastaks, on ju. Ja siis ühel hetkel peabki torn tulema välja ja peabki tööl nii palju midagi muutuma, et see muutub nii ebamugavaks meie jaoks, et me oleme sunnitud nagu edasi minema. Ja torni kaardis on näha, selle kuu vältel tuleb mingisugune nii-öelda mitte raksakas, aga selline korralik, kiire ümberkorraldus ja muutus. See võib olla, torn ka ennustab kolimist, torn võib olla ka selline, et päeva pealt ma vahetan tööd ja nüüd mul on hoopis mingi uus asi, mingi idee tuleb, on ju. Aga mõnikord torni kaardis ka näiteks keegi sõber, jutumärkides sõber, ilmutab enda tõelist palet meile ja väga järsku, väga suure ehmatusega saame teada, kes ta tegelikult on, eriti kui meil see maagikaart tagurpidi siin on, aga sellest me juba ka rääkisime. Et ole valmis. Torn on tegelikult rohkem nagu septembrikuu kaart. Tihti ma näen seda torni tulemas välja septembris ja jaanuaris. Need on need 2 kuud aastas, kus inimesed on nagu, see mina on ärkamas, on ju, et nüüd mul on uued hobid ja uued trennid ja ma muudan kõike oma elus. Aga mul on tunne, et sa võib-olla oled nii kärsitu ja elavloomuline inimene, et sa tahad juba augustikuus kõik selle ära teha. Et sa oleksid juba ette valmis või et sa oled nii tubli, et tahad juba kõik ette ära teha. Et see on nagu koolilaps, kes nagu
reedesed koolitükid teeb juba nagu esmaspäeval ära, et natukene nagu selline tunne on siin. Ja jällegi ma ei näe, et see käiks sul üle jõu. Tahad nii teha, siis tee. Absoluutselt. Tornikaardis torn on nagu selline vajalik värskuse tooja. Ja tead, kui meist käib mingi torm nagu üle, äikesetorm näiteks, siis peale seda on õhk on hästi värske ja selline laetud kuidagi sellist mõnusast elektrist ja uuest energiast ja see ongi torni efekt. Et päris huvitav, et see võib olla nagu selline korralikult nagu elu muutev kuu ka. Ja siis armastuse ja paarisuhete kaardipakist, et tee midagi kellegi jaoks. Need on nagu selline žestide tegemine, kingitused, ilusad sõnad, võib-olla teeme mingi üllatuse kellelegi sõpradele või enda partnerile ja ja siin on ka see tähelepanu jagamine, et me peame ise ka olema nagu aktiivsed enda poolt seda energiat nagu näitama välja, et vaata maagikaart ka tähendab seda, maagi puudutab mitte ainult suhteid, aga tööd ja raha ja kõike meie elus, eks ole. Maag tähendab siis seda, et mitte ainult mida külvad, seda lõikad, vaid ka meie see emotsioon ja meie teadvus ja panus ja suhtumine ja et ma loon oma elu selliseks, nagu mina tahan, et me peame ise haarama ohjad, ka nagu visualiseerima, mõtlema, kuidas ma tahan, et see asi siin nüüd nagu läheb ja paarisuhetes samamoodi, et me saame seda, mida me nagu endast välja anname, et kui me lihtsalt passime ja mõtleme, kõik inimesed on nii halvad ja kedagi ma endale ei leia, siis nii ongi, et selles kaardis võib-olla tuleb ise ka nagu endast enne anda seda õiget energeetilist võnget nagu välja, et seda armastust või toetust, hellust, teha mingi tore kingitus või elamus kellelegi, et enda poolt anda seda ilusat energiat nagu välja. Mulle meeldib ka see jänes tal süles. Jänes tavaliselt ennustab rahalist nagu jõukust või rikkust. Võib-olla kui sa oled suhtes, meil on see külluse kaart ja mesimamm ja siis siin see viljakas jänes, eks ole, et see võib ka tähendada, et koos nagu kuidagi siin on nagu kas ostate kodu või et mingisugune suurem võib-olla kulutus tekib või suurem mingi rahasumma boonus tekib, et me saamegi lubada seda endale või võib-olla sa teed ka päris toreda kingituse kellelegi siin. Ja kes on vallalised, teile on väga lihtne sõnum. Kui sa ennast ei liiguta, siis mitte miski ei liigu, sa pead ise muutma kõike. Sa istud kodus, lappad Tinderit ja mõtled, no ma ei tea, et äkki lähen temaga välja, äkki ei lähe. Kui sa tahad näha muutust, siis muutu, eks ole, et sul on niivõrd ägedad, aktiivsed, liikuvad, elavloomulised kaardid, et ma ütlen niimoodi, et sa võid oma elu lihtsalt nagu paari päevaga kategooriliselt korraldada ümber selle kuu vältel. Ja see tuju tuleb sulle hästi kiiresti nagu pähe. Ja see on väga hea periood tehagi tegelikult selliseid suuri muutuseid ja ära mõtle nii palju, lihtsalt see inerts või elevus. Et kui selle pealt tunne on hea, siis teeme nagu ära, et tunne ehk siis emotsioon ka esimeses kaardis ju esindatud, eks ole, et emotsioon ongi energia, mis on liikumises, et päris huvitav. Vot niimoodi, valik number 1, see oli sinu august, vaatame siis, mis tähemärgid siit meil välja tulevad. Laua peal ühtegi tähemärki ei ole, nii et väga hea, et me need lisakaardid võtsime. Sinu tähemärgid siis augustikuuks on kalad, ma usun, ja neitsi ma analüüsin. Öeldakse vastandmärgid ka neitsi ja kalad, aga ka tihti kasutatakse väljendit nagu õed, eks ole, et vastandmärgid on nagu sister signs, ehk siis õekesed oma vahel, et päris huvitav. Neitsi ja kalad. Võtame siis valik number 1, sinu siis augustikuu olulised kuupäevad. Et millal miski juhtub, mis sinu ellu tuleb ja mida sa pead siis teadma, et mis on need olulised ajapunktid. Ja seni, kuni ma neid kuupäevasid siin avan, siis ma räägin sulle sellisest nii lahedast kodulehest, mis mul on, nagu tiiutarot.ee. Kui sa tunned, et see augusti lugemine sinuga haakus, sa tahad rohkem videoid vaadata, siis vali kaartstiilis selliseid samasuguseid videosid on tiiutarot.ee lehel hästi palju. Et on töö teemal, suhete teemal, armastuse teemal, raha teemal, kõige teemal ja kõikidel teemadel ja sinna ma 2 augusti jooksul panen ka juba sügise video siis üles, et mida toob sügis, september, oktoober, november. Et võid siis sinna kiigata. Aga valik number 1, sinu siis augustikuu olulised kuupäevad. Augusti alguse me jätame vahele sinuga, sest me alustame 9. august, 11. august, siis on meil 15. august, 18. august, 19. august, 22. august, 23. august, 26.
august ja 30. siis august, et need on siis need olulised kuupäevad. Vot niimoodi valik number 1 ja siis oli sinu augustikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore ja mõnus, imeline, ülivahva ja tore august. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad roosa ja punase kivikese. Ma kuidagi tahtsin hästi seda roosat kivikest siia valik number 2 juurde asetada, et ju siis teil on natuke vaja sellist armastust ja enesearmastust ja hoolitsust ja pehmust ja hellust, et mida roosa kvarts hästi meile ka toob, muidugi ka romantilist armastust see roosa kvarts toob. Võib-olla sa valisid ka kaardi järgi. Sinu kaart on siis kaart number 22, minu kõige uuemast oraklikaartide kaardipakist ja selle kaardi tähendus, vaata eesti keeles meil on selline fraas nagu keha, hing ja vaim, või et hing, vaim ja keha. Body, mind and soul, siin on keha esindatud, siin on hing esindatud, aga selle sõna mind kohta ma ütleksin pigem nagu teadvus või meie nagu mõtlemine või et teadvus, et see püha kolmainsus. Ja kuidagi ma tunnen tohutut tasakaalu, et kui sa oled tundnud, et sa oled nagu siin kuidagi lippadi-lappadi viimased kuud olnud, võib-olla isegi nagu aasta aega on olnud palju stressi või ebastabiilsust või ebakindlust ja suhted kõiguvad ja raha kõigub ja mõnikord meil on üldse selline tunne, et nii väsinud ja bla. Ma näen sellist rahu, õndsust, harmooniat. See ei ole igav, see ei ole nagu selline, et mu elus ei toimu mitte midagi, aga see on lihtsalt nagu kuidagi selline energiate joondumine, tasakaalustumine, see nagu kolmnurga nagu sümbol, võtta see keha, hing ja meie nagu teadvus. Keha kindlasti tähendab seda, et trenni tegemine, sportimine, liikumine ja kindlasti uni. Trükitähtedega, hüüumärkidega uni ja nagu puhkus hästi siis oluline ja siin on ka hingelist ärkamist ja ka võib-olla saame teadlikuks, kui tugev on meie teadvus, kuidas me loome enda maailma, kuidas kõik, mis meie elus on, oleme me ise sinna nagu loonud ja kõik, mis on juhtunud, järelikult me oleme soovinud, et see niimoodi juhtuks, vaata kõik, mis meile ei meeldi, me saame kohe nagu muuta, et selles rahus ja selles harmoonias on väga palju sellist nagu võimsat edasi liikuvat siis energiat, et võib-olla ka ümber otsustamist. Aga sa saad oma rahu tagasi, su tervis läheb paremaks, hästi nagu tunnen seda. Kui sa tahad nagu reisida või liikuda kuskile, kus on hästi nagu tugev loodus, et see kose pilt hästi hakkab mulle siin silma, et siin on kosk või mingisugune paradiis siin ümber, et see voolav vesi ja kuidagi puhastab tohutult meelt ja vesi sümbolina on ka alati tunded, suhted, emotsioonid. Ja see on kosk, see tähendab, et midagi purskub nagu välja meist, eks ole, need vanad kinni jäänud emotsioonid, võib-olla nutame selle kuu vältel mingi perioodi hästi lahinal, see kõik tuleb meist nagu välja, võib-olla ka armastus, vaata, kuna ta on ka suhetene sümbol, et see lausa purskub meist on ju välja, et see on suur nagu kosk, et päris huvitav, aga mulle meeldib see roosa kleit. Roosa on alati enesearmastuse värv, hästi nagu enesega rahu tegemine, et me ei halvusta oma keha, me ei piitsuta ennast, et miks ma varem ei teinud ja miks ma selline olen ja issand kui nõme, et ma niimoodi ütlesin, et meil tekib tohutu see austus ja armastus nagu iseenda vastu, et selline väga hell, aga samas väga tugev nagu selline energia, mis sealt välja tuleb. Järgmine kaart siis loomahingede kaardipakist, kaart number 11. See kaart ei ole ammu tulnud kusjuures välja ja see on liblika hing ja see kaart räägib transformatsioonist ja ta ütleb isegi sellise lause, et transformatsioon on imeilus, ilu ja nagu ilus, sellised sõnad hakkavad hästi siit siis tulema. Kaitsehingede kaardipakist kaart number 14 ja see on maandatuse siis ingel hästi palju nagu sellise loodusega ja kehaga seotud. Haldjate kaardipakist, küsi oma inglitelt, või tähendab, see ongi inglite vastused tegelikult see kaardipakk, et siin on, seda kaarti pole ka ammu näinud, küsi oma inglitelt, see on väga tugev nagu koostöö tegemise sõnum oma vaimsete teejuhtidega. Mul on tunne, et mingite teatud intervallide tagant see sõnum alati kuskile valikusse nagu hästi tungivalt nagu tuleb. Et sa pead rohkem utiliseerima enda neid abistajaid ja teejuhte. Mul on tunne, et see on nii palju
erinevaid nagu ingleid, teejuhte, olendeid, kes on koondunud nagu sinu ümber, sa oled natukene nagu tundlikum võib-olla neid nägema ja ka nad tahavad saada nagu ülesannet, nad tahavad panustada ja tööd teha, lihtsalt nad ei tohi sekkuda meie maailma, kui me ise seda ei palu või ei küsi. Et siin on ka juhatuse saamise nagu sõnum, et kui sa tunned, et sa ei oska midagi otsustada või sa ei tea üldse, mis toimub, nii et kõrgemad jõud hästi aitavad sind, sul tuleb vaid küsida ja sa juba saad vastused ja väga-väga kiirelt. Mul on tunne, et paljudel teist ka selle kuu vältel, et sa saad nii hea nagu avatud kontakti võib-olla ka enda hingega, eks ole, teejuhtidega, et need sõnumid ja vastused hakkavadki hästi kiiresti tulema ja nagu välklagi pähe ja kuidagi see kõik, mida me soovime enda ellu manifesteerida, meil piisab ainult mõelda korraks ja juba see hakkab tulema, et siin on nagu kiirust on nagu palju, et väga äge. Siis meil on kuu oraklikaartidest kaart number 7, veeelement. See on vana kuu ehk siis kahanev kuu, selle kaardi nimi on silmade avanemine. Mis võiks olla veel parem nagu sellele nagu vaimsete nagu siis aitajate, teejuhtide, inglite, muude nagu toetavate olendite nagu kaartide juurde, et see silmade avanemine. Võib-olla ka see, et vaata, kuna sul on see harmoonia saavutamise kaart kohe esimene, mis tuleb tihti peale sellist perioodi, kus me oleme üle töötanud, läbi põlenud, mingi errorid on suhetes, õudused käivad meie elust nagu üle, teatud mingitel ajaperioodidel me tahamegi hästi nagu purustada vanat energiat, tavaliselt siis sellised asjad hakkavad toimima, aga kui me oleme pikalt olnud vaata selline, et rutiin, vaata, et ma teen tööd ja mu suhted on sellised, mu elu on selline, et me ei märkagi, kuidas see meid lõhub või et me ei märkagi, kuidas see ei pruugigi meile enam meeldida, aga me oleme mingist inertsist, vaata, et lähme edasi. Ja siin on nagu see silmade avanemine, et miks ma nii elan või et ma ei taha seda enam, ma ei taha nii palju tööd teha või et ma ei taha, et hoida näiteks seda sõpra enda elus, kes mind halvasti kohtleb. Et see on hästi nagu selline nagu ärkamise kuu ka ja vee-element on seotud tunded, emotsioonid, armastus, pigem nagu selline müstilisem, emotsionaalsem pool nagu siis meie elust, aga vesi on ka väga loominguline energia, et loometööks ka väga hea nagu kuu. Silmade avanemine ka selles suhtes, et nüüd ma tean, vaata, et ma tahan kirjutada just sellise raamatu või luua just nagu sellist kunsti ja võib-olla sa võtadki selle kuskilt kosmosest ja ka nagu vaimsed teejuhid, inglid, kõik hästi aitavad sind. Armastus ja paarisuhete kaardipakis on kaart number 24. See on fokusseeri armastusele või keskendu armastusele ja teine sõnum on näe kõikides inimestes head. Ehk siis see kaart tihti tuleb välja nii nagu siin see neiu selle draakoniga siin koos on ju. Et me näeme inimestes, kui me oleme väga olnud pettunud ja solvunud ja vaata võib-olla mitte väga head kogemused on olnud kas sõprussuhetes või paarisuhetes, võib-olla ka perekonnas. Hästi raske on nagu mitte analüüsida teiste vigu pidevalt. See, et nii, äkki ta valetab, analüüsin kõik, äkki ta petab, äkki see ikka ei ole õige, äkki bla bla bla. See pidev nagu vigilant, selline nagu pidevalt me oleme sellises analüütilises pinge seisundis, tegelikult selline traumast tulenev nagu käitumine kuidagi, et jumala eest ma kardan haiget saada, nüüd ma pean juba ette analüüsima nagu kõike, otsingi neid vigu ja otsingi, mis tal kõik võib valesti olla, et sul on aeg nüüd hakata vaatama, mis tal ka hästi on teistel inimestel või võib-olla nägema neid toredaid külge, neid häid külge ja see on tegelikult hästi tore ja see tegelikult on hästi sõbralik, et sa oled fokusseerinud ennast ja mõnikord on see ka nagu selline ellujäämine, eks ole, et me peamegi analüüsima kõike, mis ta võib mulle halvasti teha. Sest me ei taha enam üllatuda nagu, et me ei taha seda halba üllatust enam saada, siis me peame nagu analüüsima kõike nagu ette ära. Aga tead, sul on aeg nüüd maha rahuneda sellega ja hakata mõtlema, aga mis kõik võiks hästi olla. Mida kõike toredat ta võiks pakkuda sulle. Et see on enda nagu kuidagi selline meeleseisundi muutus. Tarost mõõkade 3, ma näen, kohe on aru saada, miks pidev see analüütiline pool ja stressi pool, mõõkade 3 ongi natuke haiget saanud meil suhetes. Siis meil on karikate 8 tagurpidi, poodu tagurpidi, mõõkade 7, mõõkade 5 tagurpidi ja siin on siis valik number 2 sinu selle kui olulised tähemärgid, need siis võtame siin lugemise lõpus välja, et siis saad midagi siin põnevalt ka ees oodata. Aga tead, võib-olla see kõlab hästi nõmedalt.
mida ma just nüüd ütlema hakkan. See kõlab hästi nõmedalt, sest ma tean, et kui inimesed on meid reetnud, valetanud, petnud, vaiba tõmmanud jalge alt ära ja noaga selga löönud, on need paarisuhted, on need sõprussuhted, on see pere, et meil on tehtud liiga. See nõme osa tuleb nüüd saa üle. Et ma tean, et seda on hästi halb öelda, aga tead, aeg on lakkuda oma haavad ja edasi liikuda. See on selle kuu üks teemasid sinu jaoks. Kaua sa istud selles enesehaletsuses, kaua sa nutad siin taga midagi ja nagu, et see solvumine, pettumine ja okkas nagu hinges, tead, tegigi halvasti, ongi nõme inimene, oligi õudsne, väga vastik, aga aeg on nagu liikuda edasi, et las see jääb minevikku. Need on need 2 kaarti, mõõkade 3 õigetpidi, karikate 8 tagurpidi ja ma näen, et sa teed selle edasiliikumise ka ära. Sa igavesti ei jää valu, igavesti ei jää pahad inimesed või halvad olukorrad. Ja neid võis olla sinu elus nagu terve elu ja korduvalt, aga see ei tähenda, et see peab jätkuma. On aeg, et see nüüd muutuks. Miks ma seda ütlen, et see muutubki, sul on poodu väljas tagurpidi. Poodu tagurpidi ongi suur hingeline ärkamine, silmade avamine, suur muutus. Issand jumal, et ma ei saanud arugi, et ma võin enda elu veel niimoodi elada. Väga-väga hea kaart on poodu tagurpidi. Poodu tagurpidi juba sellest kaardist rääkides. See on selline kuu, kus sa ühel hetkel avastad, et need asjad, mis sulle varem meeldisid, sa ei taha neid enam. Su maitse on muutunud. Näiteks suhetes, vaata, kui sulle enne meeldisid teatud tüüpi inimesed, mis oli sinu nagu tüüp, vaata, kas sulle meeldisid teatud värvi juuksed või teatud iseloomujooned ja sa arvasid, et sa tahad sellist tüüpi suhet, tead, nüüd sa vaatad neid inimesi ja mõtled, issand jumal, et ma ei suuda uskuda, et ma kunagi nagu seda soovisin enda ellu. Sama on tööga, sa õppisid midagi, läksid sinna tööle, mõtlesid, minu elu läheb nüüd nii, järsku mõtled, ma ei taha seda enam. See on poodu tagurpidi. Poodu tagurpidi, see on väga positiivne märk sellest, et me ei peagi kinni jääma ja mingid asjad ammendavadki ja võib-olla me ei peagi terve elu sama inimene olema, me peamegi nagu muutuma ja nagu uusi asju proovima. Ja hea uudis on poodu tagurpidi neile, kes on tundnud, et nad pidavad nagu ootavad midagi, aga seda ei tule. Et me ootame, et me oleksime õnnelikumad või ootame, et parem töö tuleks või ootame, et nagu parem elu või head suhted või ootame nagu kuidagi kellegi millegi järgi. Siis sinu ootamine saab läbi ja poodu tagurpidi on see, okei, nüüd hakkavad asjad nagu liikuma ja võib-olla isegi ootamatult täiesti uues suunas, kui sa alguses arvasid. Et see pidev ootamine kestis sellepärast, et sa ootasid valet asja. Mõnikord ütleb ka poodu seda, enda õnnetunde leiad sa hoopis teistsugusest uuest suunast. Inimesed pooduga tagurpidi vahetavad tööd, muudavad välimust tihti väga kiiresti. Ja mõnikord on see nagu siuke valk lagi pähe või puuga pähe või tead, me nagu kuidagi käib mingi klõps meie sees ja me nagu silmad pärani lahti ja issand jumal, kuidas et me elasime nagu kuidagi pimeduses või silmad kinni. Ma ei saanud arugi, et ma peaks hoopis niimoodi tegema, et kust see nüüd siis kõik tuleb, ja see tähendab, kust see nüüd kõik tuleb, see tähendab seda, et sa oled lõpuks energeetselt nagu valmis. Valmis alustamagi võib-olla tööalaselt, teenima rohkem, võib-olla parem töökoht, õppima ümber, võib-olla täiesti nagu uus inimene olema, et mida pooduga siis indikeerib. See on hästi ka siis detsembrikuuga seotud, see augustikuu, sest pood on detsembrikaart, ehk siis kuidagi need asjad, mida sa siin praegu nagu alustad või plaanid, võivad seal ka väga suurt vilja kanda, kulmineeruda, võid sama nagu õppetund uuesti tulla. Võib-olla see aasta lõppu võtagi, kui et transformatsiooni aega, et august, september, oktoober, november ja detsember, eks ole, et kõik need 5 kuud on meil ju veel siin. Poodu tagurpidi indikeerib, et augustist detsembrini, et see võiks ollagi nagu selline, et ma proovingi hästi palju uusi asju või et katsetan nagu X rada, et kui midagi ei toimi, võtame kohe uue asja, et ärme jää nagu toppama, ootama, passima, kogu aeg sama asja proovima, ärme jää nagu peaga vastu seina jooksma. Poodukaardist tagurpidi me muutume ka empaatilisemaks ja paindlikumaks, me hakkame märkama nagu elu nägema teiste mätta otsast ja me saame aru, et miks ta niimoodi käitus või et miks see pidi nagu juhtuma, et me ühendame rohkem nagu neid kuidagi jooni nagu ära, et okei, nüüd ma saan aru, et ma pidingi selle inimesega minema tülli, et ma saaksin sinna edasi liikuda, et olekski mind tagasi hoidnud ja blablabla, eks ole, et see on ka poodu tagurpidi, et
Poodu tagurpidi on tunne, et ma olen eelneva elu elanud väikses, kitsas, mustas karbis ja kuidas ma seal hakkama üldse sain, onju. Aga tead, kui sa selles karbis olid, sul oli jube põnev ja nagu tore seal olla, mõnus ja mugav ja vaata mugavustsoon, onju. Ei olnud ju hullu, onju. Aga nüüd, kui me oleme sealt välja nagu roninud ja meil on karpi ei olegi, karpi ei eksisteeri, piire ei ole, Poodu on kuldne valgus, onju, et tal traditsioonilisest aras ka kujutatakse nagu selle inimese pea ümber sellist kuldset halo, vaata, et ta räägibki nagu kuidagi sellisest teadvuse avardumisest ja hingelisest kasvust ja silmade avanemisest ja ärkamisest aga Poodu ripub nagu pea alaspidi ja see tähendab, et me keerame enda elu nagu pahempidi ja pea peale ja võib-olla see ongi selline vajalik perspektiivi nagu muutus, ja see räägibki sellest maitse muutusest samamoodi, onju, et me elus ei arvanud, et me hoopis sellist asja teeme või et meile nüüd selline inimene võiks meeldida või sellist tööd tahame teha, aga järsku see on siin. Ja kui see on siin, siis järelikult ta peabki olema. Et väga nagu huvitav. Ja mis seisab sellel jalus? Mõõkade 3 õiget pidi ja karikate 8 tagurpidi. Ta tegi ju mulle nii haiget ja vaene mina ja kõik on olnud ikkagi nii minu vastu ja tead, ta ütles mulle nii inetult ja no kuidagi ma olen vihane, ma olen solvunud ta peale, et ta mulle nii tegi ja ma loodan, et ta saab oma karma ja need on kõik ülinormaalsed emotsioonid, mida tunda. Aga natuke liiga kaua oled olnud seal. Nagu tunnen need ära ja lihtsalt nagu liigu edasi. Mul ei ole sul mitte midagi muud soovitada, sest mitte midagi muud siin ei olegi nagu teha. Ühel hetkel tuleb peeglisse vaadata ja öelda endale, ma lõpetan hädaldamise ja lähen lihtsalt edasi. Et see inimene ja see olukord, nagu, et see ei saaks enam sind mõjutada. See ongi mõnikord kõige parem kättemaks, lihtsalt ütlen niimoodi rahulikult sulle seda. Et mõõkade 3 tähendab, et lähiminevikus võib-olla eelnevad nagu 2-3-6 kuu vältel on elatud läbi nagu siis suhetes suuremad sellised krahhid või midagi sa arvasid, et tuleb hästi välja, aga ei tulnud või keegi tegi liiga või ütles nagu inetult. Ja see on absoluutselt normaalne, et mida olulisem inimene, seda suurema jälje see nagu meisse ka jätab. Ja mõõkade 3 õiget pidi on veel aktiivne valu, et need okkad on meie hinges, sa hästi palju ravid ära nagu selle kuu vältel seda. Võib-olla sa teed ka seda läbi looduse, kuna sul on hästi sellised, vaata siin on see kosk ja vesi ja loodus ja meie keha ja hing ja teadvus ja siin on meil veel ka see maandatuse kaart sellest kaitseingrite kaardipakist, kus inimene istub nagu mäe otsas ja looduses ime ilus nagu selline smaragd roheline nagu kuidagi aas on siin, selline, et looduse sümbolid on tavaliselt meie keha, tervis, toitumine, uni, aga ka miks mitte ka looduses viibimine või et tervislik toitumine või et toidulaual millegi muutmine, et need annavad ka vajaliku energia sulle ja vajaliku rahu, et see maandatus ja loodus ja keha tervendamine annab selle vajaliku rahu, et sa saaksid selle emotsionaalse teemaga lõpuks nagu lõpetada. Sest tead, mõõkade 3 on nagu selline, et keegi tegi mulle haiget, kõik inimesed on halvad ja siis me hakkamegi looma nagu seda, kui me ütleme, et kõik mehed on sead, siis ainult sigu me enda elus näemegi ja vaat ma tean, et see kõlab, et seda on nagu lihtne öelda, vaata, saa üle ja tead, kõik ei ole halvad, vaata. Aga paraku sul on väga konkreetne sõnum. Me ei saa hoida sinu kätt siin ja läbi lilleda sulle enam öelda, sest sa ei kuula, sa ikka oled seal enesehaletsuses, seega me peame sulle ütlema nüüd natukene vürtsikamalt ja tulisemalt. Liiguta ennast edasi, aeg on lõpetada see nagu teatud madal emotsionaalne seisund siin ära. Seda kordab meil üle ka veel karikate 8 tagurpidi, kes elab minevikus, kes on pettunud, solvunud, edasi ka ei liigu, kuigi ammu tahab uut elu alustada. Ja see on hästi selline emotsioonide nagu puhastamise kuu sinu jaoks. Ja kuhu emotsioonid, vaata emotsioonid on nagu miski, mis me tunneme, vaata võib-olla kõhus on, tunneme hirmu ärevust, võib-olla südames tunneme kurbust ja valu. Ja võib-olla ka meie kehaga hästi nagu seotud emotsioonid talletuvad ka tihti kehasse. Keha on nagu väsinud või et meie võib-olla juuksed kukuvad välja või nahk ei ole enam nii ilus. Vaata, keha võtab väga palju seda kinni jäänud emotsiooni nagu endasse. Et üritab sulle, sinu keha üritab meeleheitlikult sulle öelda, et vaata, et ammu oleks aeg nagu puhastada või et lahti lasta, aga kuna me ei taha seda teha, me tahame, meile meeldib võib-olla isegi olla natuke solvunud siin, on ju, et siis me keha peab selle löögi nagu enda peale võtma, on ju, või et läbi enda väga palju tasakaalustama ja puhastama. Et lihtsalt väike sõnum sulle, et tee oma kehakesele ka nüüd pai ja hoolitse rohkem tema eest, eriti nagu selle kuu siis vältel. Karikate 8, selle sümbol on nagu selline, et
inimene matkab mägedes, seal on vesi ja mäed ümberringi, ta kõnnib, ta on seljaga meie poole. Seljas on tal seljakott. Ja kui me lähme edasi oma uude ellu, karikate 8 on emotsionaalne edasiliikumine, karikate 8 on kolimine, reisimine, uued tööd, uued asjad algavad on ju selles karikate 8. Me ise ka tunneme sellist nagu helgust ja minna laskmist ja edasiliikumist. See on väga nagu mõnus kaart, et tegelikult kui me lõpuks enda solvumisest ja pettumusest üle saame, on ju. Siis see seljakoti sümbol on hästi oluline, et kui sa lähed näiteks matkama, ega sa ei saa kõike sinna seljakotti nagu panna, sest mida rohkem asju on seljakotis, seda valusam on su selg ja õlad, seda raskem on sul edasi liikuda, sa pead tassima kõike nagu endaga siis kaasas. Ja kuna sul on algamas nagu uus tsükkel ja uus peatükk siin, siis küsimus ongi nagu see, et aga miks sa seda vana kola tahad lohistada endaga nagu kaasa, et see hoiab sind ainult tagasi. Et see kola ja see emotsionaalne solvumine, valu või pettumus, see tegelikult kuulub sinu minevikku, aga sa lohistad seda olevikku. Et meil on aeg nagu sorteerida see kõik ära, lahti lasta ja kergema sammuga edasi minna. Võib-olla sa tahad ka selles kuus sorteerida kodus oma asju, absoluutselt ülihea tegevus, visata vanu asju ära, soovitan väga soojalt, et hästi nagu see, et see energia liikuma saad ja puhastada ja ära ja et me ei jääks kinni. Mõnikord, kui karikate 8 tagurpidi, eriti kuu alguse poole, võib sul on nagu selline nagu rutiinne ja kinni jäänud ja ma ei ole rahul ja kõik häirib mind ja natuke nagu sellised kaardid on ju, aga õnneks see poodu muudab kõik, et see kuu teine pool võib olla hoopis midagi muud. Ja mis see tulemus on? Mõõkade 7. Üks asi, millega sa valik number 2 tegeled augustikuu vältel, mõõkade 7 on trummipõrin, enesesabotaaž. Ma olen liiga vana, ma ei oska, mul ei ole seda haridust või kogemust, niikuinii ma sinna tööle ei saa, niikuinii, et ma olen liiga vana või liiga hiljane alustada, eks ole, ja nii edasi. Igasugused mõttetud laused, mida me endale ütleme, sest me tegelikult, mida me teeme, kardame seda asja teha, see on ainult hirm. Ja nüüd tuleb mõõkade 7. Meile kulub ära roosade prillide silme eest äravõtmine. Paras annus reaalsuse vaatamist, võib-olla me ei taha seda teha, on ju, aga me peame endale nagu otsa vaatama, aga mida ma pidurdan ennast, mida ma tegelikult kardan. Tegelikult sul on ju ägedad unistused, sa tahad, sul on unistuste kodu ja unistuste suhe ja unistuste töö ja unistuste elu, võib-olla sa tahad reisida palju, äkki sa tahad enda ettevõtet teha, äkki sa tahad kirjutada raamatut, mis iganes, kogeda midagi siin elus ja mõõkade 7 on nagu see ülemõtlemine ja enese nagu kuidagi piiramine, et ma ikka ei tea ja kus ma ikka sinna nüüd lähen ja ma ikka ei oska ja blablabla. Tegelikult oskad väga hästi, tegelikult saad väga hästi, sest me saame kõike, mis me tahame siin maailmas. Ja nagu et meie peamegi looma, manifesteerima, me peame nagu esitama nii-öelda universumile tellimuse, et ma tahan seda. Ja siis ka uskuma, et me saame selle, aga mõõkade 7 ei usu, et ta saab, vaata seal on tema see error nii-öelda. Tahan nii palju raha, niikuinii ei saa, eks ole, ja ongi kõik, siis ei saa, on ju, et me peame ka sellele nagu otsa vaatama, et päris korralikku, et tegelikult selles suhtes ära muretse valik number 2, sul on ka toredaid ja nagu sellised põnevaid ja ägedaid kaarte siin ka, on ju, et ei ole ainult mingi hull sisetöö, aga see on hästi huvitav nagu selline, et mida rohkem sa jonnid ja mida rohkem sa vastu punnid ja leiutad vabandusi, miks mitte teha, seda tegelikult rohkem sa ennast tagasi hoiad, on ju, ja ühel hetkel käib see poodu tagurpidi ja siis me oleme nagu, kõik on pea peale, issand jumal ja miks ma nii teen ja ma tahan hoopis seda, eks ole, siis käib see nagu pööre ära nagu meie elus ja seda on näha nagu selles kuus tugevalt. Aga mõõkade 7 rääkides, alternatiivne, paralleelselt veel üks sõnum, selles mõõkade 7 on alati see, keegi sinu elus on valetaja, vassija, tagarääkija, omakasupüüdlik, salakaval. Mõõkade 7 on nagu siuke kaval rebane. Ta teeb meile nagu head nägu, aga tegelikult ta tahab saada meilt midagi või et meie arvelt midagi, et väga salakaval, et tihti ta on seotud nagu tööga või töökaaslastega, aga tead, täna ma ütlen, et see võib olla ka sõprussuhetes, see võib olla keegi väga nagu lähedases ringis olev inimene ja mõõkade 7, see ei ole hullult nagu mingi kadeduse kaart, et mingid inimesed ongi harjunud nagu kõiki taga rääkima või susserdama või ühele ühte juttu rääkima, teisele valetavad kokku teist juttu.
see kõhutunne alati nagu tabab selle ära. Ja mõõkade 7 tuleb ka, et kui me näiteks sõlmime mingi koostööd, vaata, et teeme sõbraga midagi koos või ehitame midagi üles, vaata mõõkade 7 tuleb nagu, inimesel võivad olla varjatud motiivid, hea on panna nagu mingi leping paika või paber paika või et mingisugune nii-öelda dokumenteerida vaata kõike ja võib-olla tee screenshot'e siis nendest vestlustest, kus ta lubab midagi ja et hästi oluline võib-olla ka see, mitte nagu kaitsta oma tagalat, aga et meil oleks nagu tõendid olemas pärast, eks ole, et see on mõõkade 7 natuke teema, et kahjuks ma pean seda nagu ütlema, et mõõkade 7 ei ole väga hull ja suur ja selline õudne kaart, aga ta on nagu siuke tüütu ja et nagu, et mida see susserdab, noh, natuke nagu selline, et nagu omakasupüüdlik kavalpea, et see on nagu mõõkade 7 siis tähendus ja võib-olla kõik jutt, mis teiste suust tuleb, et see ei ole kuld, mis hiilgab. Et natukene tuleb mõelda rohkem võib-olla ka enda peaga ja keegi lubab midagi, siis mõõkade 7 võib ka juhtuda, et ta ei täida enda lubadust ja siis juba esimese korraga, kui inimene ei täida enda sõnu ega lubadust või tuleb välja, et ta on valetanud, siis usu juba esimese korraga seda, selline inimene ta ongi. See, et see ei olnud ainult see, et noh, täna natuke valetas ja läks halvasti. Ei, ta on valetaja, et ta teeb seda veel. Ta teeb seda sulle senikaua, kuni sa lubad seda teha ja esimese korraga tuleb juba hakata nagu kuidagi neid piire seadma. Aga mulle väga meeldib ka see mõõkade 5 tagurpidi. Mõõkade 5 tagurpidi on tülide lahenemine, pingete lahenemine, mingid olukorrad, mis on seisnud paigal, eriti mõõgad on seotud ka mingi asja ajamine, äri, rahaasjad, plaanid, kus ma siis õppima lähen, mis tööd ma teen, mis ma tegema hakkan, mis on otsused. Mõõkade 5 kaart tagurpidi on tavaliselt, aga see lahenes paremini, kui ma arvasin või et ma ei pidanud ise nagu paanitsema või et midagi tegema ja üldse valik number 2 on, et see on hästi huvitav, sul ei ole selles kuus ühtegi kaarti, mis ütleksid, et sa pead vaeva nägema, tööd hullult tegema, pingutama ennast üle, võtma ennast kokku, ühtegi nagu sellist vaata kaardid, mis oleks seotud materiaalsusega või noh, või et nüüd hullult on vaja 100 asja teha. Seda siin ei ole. See on nii oluline, et me pigem selle emotsionaalse hingelise poole lahendaksime endal nagu ära. Me laseksime minevikust lahti, me andestaksime, puhastaksime, tead oli, mis oli, ma liigun edasi. See on nagu kõige olulisem katalüsaator kõigele muule. Raha voolab täpselt nii palju, kuidas me ennast hästi tunneme ja meie kehal on nagu hea olla. Et sellest sõltubki nagu kõik, et hästi huvitav. Aga mõõkade 5 kaarte tagurpidi võib ka siis paralleelselt tähendada tüli lahenemist, et kui ongi olnud mingid imelikud olukorrad, kus keegi ütleb midagi, keegi solvub, saab valesti aru, siis mõõkade 5 me mõnikord saame aru, et tegime sääsest natuke elevandi siin ja olimegi natukene võib-olla keegi ütles valesti, keegi sai aru valesti ja on aeg nagu võib-olla lahendada või et selgust saada, aga samas mõõkade 7 on ka kõrval, see ei ole väga selge kaart, see on vastupidi väga nagu selline sogane valetajate kaart, seega natukene selline nagu midagi saame siin selgeks räägitud, aga võib-olla mitte kõik, eks ole, et kui sul jääb kribeldama, mõõkade 7, vaata, mingid inimesed, vahet ei ole, kas see võib olla lihtsalt mingi põgus kokkupuude, võib-olla pakutakse meile mingit tehingut või lepingut või tahad osta midagi, aga midagi nagu häirib, vaata, mõõkade 7 me kohe ei saa aru, mis see on. Et aga nagu midagi käib nagu pinda või midagi häirib või midagi on nagu valesti siin. Siis see on väga oluline, et me kuulaksime ka kohe nagu seda, et tegelikult siis tähendab, midagi ongi valesti seal ja võib-olla ei olegi nagu kõige õigem asi, mida enda ellu siis nagu võtta või kuskile raha maksta või mingit tehingut nagu teha, on ju. Et huvitav nagu selline siis sõnum sulle ja mulle meeldib, et selle kaardi peal ongi see teine kaart, mis räägib, et küsi oma inglitelt, teejuhtidelt, võib-olla sinu vaimsed teejuhid, sinu enda hing ja kõik muud sellised toredad armsad olevused, kes hästi aitavad meid ka nagu sellises mitte füüsilises maailmas. Aga nii-öelda kardina tagant siis tead, nad nii hoiavad sind ja nad ei lase sul nagu sulle liiga teha teistel, ta ei lase sul nagu valesti minna. Võib-olla küsigi neilt rohkem nõu või infot või et kaasa neid rohkem. Nad tahavad hästi toetada ja aidata sind. Ja tavaliselt sellised kaardid hakkavad välja tulema, kui meil hakkab tekkima meie ellu nagu natuke olulisem
hargnemine, nagu radade hargnemine, et kes ma siis olen või mis ma edasi hakkan tegema, et mida ma õpin või mis tööd ma teen või et millist elu ma nüüd tegelikult elada nagu tahan, et tihti siis sellised vaimsed teejuhid hästi nagu hakkavad ennast rohkem nagu ilmutama ka, et me ikkagi ilusasti õigele rajale nagu saaksime ja hästi juhivad meid ja aitavad meid. Ja see liblika hing, räägime ka sellest, see räägib siis ilust ja transformatsioonist ja mis võiks olla parem aeg kui augustikuu, mil päike on lõvis, eputada, etvistada, ilus olla, osta need ilusad riided endale, mine juuksurisse, värvijuuksed ära, et kui võib-olla ilu nagu võib-olla trenni tegemise mõttes on ju, et ja ka see, et lähme kuskile peole või välja või üritusele, lööme ennast lille ja oleme hästi ilusad on ju, et see ongi selle liblika teema. Inglise keeles on liblikatega seotud ka alati selline fraas nagu social butterfly, et sotsiaalne liblikas, eesti keeles kõlab see hästi kohmakalt, aga social butterfly tähendab lihtsalt sellist inimest, kes sädistab õielt õiele ja muudkui pläkutab ja räägib ja suhtleb ja see on tegelikult hea nagu märk, et võib-olla uued ägedad kontaktid, inimesed on sinu ellu tulemas, on rohkem nagu sellist liikuvat energiat, saad suhelda, väljas käia, ilus olla, et see on väga hea aeg nagu selleks. Ja ka sirutada oma tiibu ja see liblika sümbol nagu alati tulebki nagu sellest, et sul on väljas juba liblikas, mitte enam see röövik, kes ta enne oli, et röövik peab nukkuma ja siis sellest nukust tuleb välja täiesti uus olend liblikas. Et sa ei ole enam see röövik ja sa ei ole ka selles nagu üleminekuperioodis, mis on see nukkumise periood, et sul on välja tulnud ju liblikas juba, kes sirutab oma nagu imeilusaid värvilisi tiibu. Ja teised väiksed liblikad ka on tema ümber siin, et see on nii huvitav, et sa oled juba nagu muutunud või kohale jõudnud või et see nagu elumuutuste ümbersünni või transformatsiooni aeg saabki nüüd nagu läbi tehtud ja see on viimane asi, mis on veel teha, on see emotsionaalne puhastumine, lahtilaskmine nendest mineviku vastikutest inimestest, see on nagu viimane samm, mis me siin veel ära puhastame. Ja siis ongi meil see silmade avanemine siin väljas. See, et see paarisuhete kaardipakis see nagu armastusele keskendumine ja näe teistes inimestes head, et mulle meeldib see draakoni nagu hing, et draakonid nagu imeilus, kõrge võnkega müstiline, müütiline olend, kes nagu ka siis ükssarvikud ja muud olendid tegelikult, nad on absoluutselt nagu päriselt olemas. Meie võnkesageduses neid enam ei eksisteeri, sest võib-olla kohati see energia nende jaoks natuke liiga madal. Mitte madal ei ole nagu halb asi, asi on nagu sageduses ja asi on ka tihti selles, et kuidas me neid olendeid kohtlesime, kui nad siin olid, on ju. Ja mul on tunne, et nii nagu sa taltsutad seda draakonit siin, tervitused kõigile, kes on sündinud draakoni aastal, et nii nagu see neiu taltsutab draakonit, et ta tegelikult käe peal pakub talle midagi. Et see on nagu mingi kingitus või mingi toidupalake näiteks, mis ta talle siin on ja annab, sa võid ise mõelda, mis see on. Siin on lihtsalt nagu, et siin ei ole niivõrd täpselt see välja joonistatud ja draakon on rahulikult tema ees, on ju. Et mul on tunne, et ka siin on see žestide tegemine või et kingituste tegemine, komplimentide tegemine, et me anname enda poolt midagi nagu välja selleks, et see armastus saaks meile tagasi tulla, et sarnane tõmbab sarnast ja see võnkesagedus, mida me endast anname välja, et see toob ka tagasi nagu selle sama, siis et kui me armastame ennast ja oleme hellad enda vastu, siis me saame ka enda ellu ka siis inimesi, kes peegeldavad meile seda, et kõik algab meist endast ja seda see kaart hästi ka meile siis õpetab ja seda sõnumit ka selleks kuuks edastab sulle suhetesse. Vot niimoodi, valik number 2, võtame ka siit sinu siis augustikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal neid ei ole väljas, nii et väga hea, et me võtsimegi need lisakaardid. Meil on siis lõvi, ma tahan, ma teen ja meil on vähk, ma tunnen ja lõvi ja meil ongi päike lõvis praegu ongi lõvide kuu, palju õnne kõigile lõvidele, et väga-väga äge, et vähk ja lõvi, need on siis sinu selle kuu olulised tähemärgid ja valik number 2 võtame siit ka siis augustikuu kõige olulisemad kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, sellised olulised siis ajapunktid ja
Seni, kuni ma neid siis kuupäevasid siin avan, siis ma räägin sulle sellisest imelisest ja lahedast kodulehest nagu tiiutarot.ee. Seal on väga palju erinevaid lugemisi veel, et kui sa tunned, et sellised valikaartstiilis lugemised hästi sinuga haakuvad ja sa tunned lihtsalt, et sa tahad rohkem neid vaadata, siis sa saad seda teha tiiutarot.ee lehel. Seal on siis töö teemal lugemisi, armastus, suhted, raha, elu üldse. Seal on ka järgmine positiivne asi sinu elus, et seal on nagu justkui kõike. Ja siis augustikuu vältel sinna tuleb ka, et mida toob sügis, september, oktoober, november, et selline lugemine ka siis sinna ilmub, kui ma ühel hetkel jõuan selle ära teha. Võt niimoodi, aga valik number 2 siis sinu augustikuu olulised siis kuupäevad. 3. august, 5. august, 11. august, 14. august, 16. august, 17. august, 18. august, 19. august, 26. august, 27. august ja 30. august. Vot niimoodi valik number 2 siis oli sulle. Ma loodan väga, et see tuleb hästi imeline, vinge, tore, ülivahva, äge augustikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda lugemist siis vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad punase, tulipunase kivi ja sellise oranžika pruunika kivi. See oranž-pruunikas kivi on tiigrisilm, teist ma ei tea kahjuks. Tiigrisilma ma tean, sest see on üks minu lemmikkive. Aga valik number 3, võib-olla sa valisid ka siis selle kaardi järgi. Sinu kaart on kaart number 13, minu kõige uuemast siis oraklikaartide kaardipakist. Ja sina oled iseenda prioriteet või sinust saab nagu number 1 prioriteet sinu elust, et see on nagu iseenda esikohale seadmise siis sõnum. See sümbol on väga-väga äge, mis selle kaardi peal siis on. Meil on nagu selline suur sammastega värav, tohutu kõrged nagu sambad, see nagu uksest läbiminek või väravast läbiminek tavaliselt on nagu selline ässade nagu sõnum, et me avame uue ukse või et me liigume sellest väravast nagu läbi, midagi uut on meie elus nagu algamas, et see on nagu selline uute alguste ja transformatsiooni nagu kuu ja sealt rada siit sinu juurest viib läbi nende väravate, ehk siis selline, et uus rada on siis avanemas sinu ees ja siin on juba kellegi jäljed. Kelle jäljed need on lõvi käpa jäljed. Üks lõvi on siit põõsast ootamas sind. Lõvi, see on taros tugevuse kaart. Tugevus ongi lõvide isikukaart, see lõvi sümbol ja tegelikult ka teine kastlane on meil alati siis sauade kuninganna, kellel on siis kassi, kujutatakse sellel kaardil. On see lõvi, on see kass, et kassid on seotud iseseisvusega, kassid on seotud, et sa ei käitu minuga nii piiride seadmisega, on ju. Kass oskab küüsi näidata ja ka miks mitte kuidagi agressiivsem olla, kui keegi teda vastukarva paitab või et kohtleb teda halvasti. See on ka selline tugevus, ongi enesekindlus ja eneseväärtus, et sa ei kohtle minuga nii, mulle see ei sobi, rusikaga lauale, möörgan nagu lõvi, eks ole. Et see lõvi energia, ta õpetab meile nagu enese eest seismist, enesekaitset, ära jalutamist, piiride seadmist, kui me ei tee kohelda hästi kuskil töökohas või ülemus või meie nagu keegi pereliige äkki või sõber, et lõvis kasvab tohutult see nagu eneseväärtus, et tead, pigem olen üksinda kui selles halvas suhtes, eks ole, et see tugevus ja lõvi on hästi nagu sellega seotud. Ja tugevuse energia tuleelemendina, eks ole, ta on väga agressiivne kaart, aga heas mõttes, et viha või agressioon tekib meil tihti siis, kui meid pikka aega süstemaatiliselt koheldakse nagu halvasti. Ettevõtte poolt, firma poolt, ülemuse poolt, partneri poolt, pereliikme poolt. Ja ühel hetkel me nagu kopp ees ja ühel hetkel me plahvatame ja see ongi tugevuse kaart. See tähendab seda, et võib-olla me oleks ammu võinud midagi muuta, aga kuna meil ei olnud väga selgroogu ja muud kui ikka mõissime teda, siis see asi kestiski liiga kaua. Ja nüüd on see enesekindluse nagu teema, et ma lähen uude kohta või et need käpajäljed juba viivad kuskile nagu mujale. Ja mis koht see on, et lõvi energias hästi nagu siuke enesekindel, enesearmastus, ilus, äge, edukas, et see ongi tugevuse teema.
Tugevuse teema on ka ilu, välimuse muutmine, uued riided, uued juuksed, värvid juuksed ära, et vaata kuidagi, kui sa ammu tahtnud endale mingit ilusat riideset osta ja siis pane see selga, osta see ära, pane selga, mine välja, ole ilus, on ju. Et see tugevuse ja lõvienergia saab ka väga palju tähelepanu. Kui sa näed kassi unes, siis tea, et see on hästi ka seotud ärialase mingi eduga või et kordaminekuga. Kassipojad on tavaliselt millegi uue nagu alustamine, on ju, või et pane tähele, mis see kass nagu unenäos nagu teeb, et kassid alati aitavad meil ka olla rohkem iseseisvamad, et me ei sõltuks kellestki rahaliselt või et me ei sõltuks kellegi armastusest või arvamusest, et me leiaksime selle iseenda raja, iseenda identiteedi nagu üles, et kassid on hästi isepäised ja nad kõnnivad oma teed nagu enda moodi, et mulle see ei sobi, mina tahan nüüd nii, on ju, et hästi nagu huvitav. Väga ilus, nagu kuidagi selline soe nagu pilt ja see kaart. Siis lähme ka sinu järgmiste kaardide juurde. Loomahingade kaardipakist on meil siis tuleelemendile hoopis vastupidine siis element vesi. See on vaala hing, kaart number 65. Selle kaardi sõnum ja selle vaala sõnum on usalda suurt elumüsteeriumi. Siin on midagi mõistatuslikku ja müstilist pigem toimumas ja vesi veeelemendina on mis valdkonnas suhted, tunded, emotsioonid, suhted on nagu ka paarisuhted ja hästi nagu kuidagi, et vesi on ka seotud meie intuitsiooniga ja kanaldamisega, vaimsete annetega, loomingulisusega, musikaalsusega, et sealt kõik nagu tunded, emotsioonid ja looming ja kõik meist nagu välja voolab ja usalda müsteeriumi, et siin võib tekkida nagu sellised mingisugused keerdkäigud või et pöörded, muutused. Soovitus on lihtsalt vooluga minna nagu kaasa. Hästi huvitav see nagu sõnum, mis ma kuulen oma peas või see fraas on nagu big fish. Vaal ongi väga suur kala. Big fish on suur kala, on ju. Aga big fish või suur kala inglise keeles öeldakse ka, et keegi, kes on boss või juht või et nagu liider. Ja tihti öeldakse, et väikses tiigis on suur kala, siis tema juhib on ja kõike või et kui sa oled suures tiigis suur kala, see võib-olla ei olegi nii oluline, väikses tiigis suur kala on, kohe on näha, kes on boss, aga mul on tunne, et see nagu selline see sõnum, et see suur kala, et sa oled kellestki peajagu üle või kui keegi üritab sind kuidagi allutada enda visioonile või kuidagi maha suruda või paika panna, siis et see vaal on ju nii suur ja võimas, et ta ei pea nagu teiste tujudele nagu alluma, et tema ujub seal nii, nagu tema tahab, et sina oledki see boss või see juht või liider ka enda elus. Ja kuna see on seotud veega, siis see on seotud suhetega ja emotsioonidega. Mõnikord me oleme teiste inimeste emotsioonidest nii lükata, tõmmata, vaata keegi tujutseb ja meie üritame kõike seda nüüd korda teha. Jälle tal on halb olla, okei, ma aitan teda. Vaatame, et teiste mingi ärevus ja teiste kurbus ja teiste mingisugused nagu sellised tujude kõikumised ja võib-olla vihahood. Vaatan, et nüüd on aeg nagu aru saada, et me ei pea alluma nagu selle teise inimese nagu voolule, vaid iseenda nagu sellise veevoolu valima. Võib-olla ka siin on kellegi ka tõesti tugevad sellised piiride seadmise sõnumid. Aga meil on ka siis kaitseinglite kaardipakist järgmine kaart number 9 ja see on sihikindluse ja meelekindluse siis ingel. Siis on meil järgmine kaart, mis ütleb aasta pärast, ehk siis need asjad, mis me paneme liikuma praegu aasta pärast, siis me nagu avastame, et kui uude ägedasse põnevasse kohta me oleme välja siis jõudnud. Siis meil tuleb järgi kaart number 7 kuu oraklikaardidest ja see on külaline, ehk siis koosviibimised, üritused, peod, sõprussuhted, sellised toredad hetked nagu toredate inimestega. Võib-olla korraldad enda juures midagi, kutsub kellegi külla, väga-väga äge kaart nagu selleks. Ja armastuse ja paarisuhete kaardipakis on kaart number 35 ja see on kõnele armastuse keelt ja armastavatel sõnadel on jõud ja võime muuta elusid, kaasa arvatud ka sinu enda elu, et me peame võib-olla vaatama, kuidas me kirjeldame suhteid endale, et kui me ütleme, et kõik on nii halvad ja kõik teevad liiga, et see, et mida me pidevalt endale räägime või et kinnitame, selliseks meie elu nagu kujunebki, et me loome enda elu nagu hästi ise. Selle aasta pärast selle kaardiga ma tahan ka veel öelda seda, et mitte ainult järgmine aasta, august,
et noh, ring saab täis või et noh, selle aasta pärast, et sa oled nii palju nagu korda saatnud, et järgmise aasta augustis sa vaatad tagasi ja mõtled elu sees ja uskuda, et ma selliseid asju teen. Aga eelmise aasta august, võib-olla need teemad, mis sul suvel, vaata juuni, juuli, august, eelmine aasta alustasid midagi uut või et mingid energiat hästi nagu muutusid ja vahetusid ja nüüd sul on nagu, nüüd tuleb veel teha nüüd aasta pärast, ehk siis sellel suvel praegu nüüd augustikuus midagi sarnast, aga veelgi suuremas võtmes, et veelgi suurem nagu kuidagi uus algus või et veelgi suurem samm edasi või et tundmatusse, et päris huvitav, et ära karda teha muutuseid. Meil on taros sauade 5 õigetpidi, sauade 8 õigetpidi, hiromant õigetpidi, müntide 8 õigetpidi ja müntide kuningas õigetpidi. Ja siin on siis valik number 3, sinu siis augustikuu olulised tähemärgid, need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks põnevalt ka midagi ees oodata siin ja lisaks kõigile sellele põnevale, mis siit tulema hakkab. Ütleme niimoodi, kui ma nägin, et see sauade 5 ja sauade 8 hakkas tulema, siis ma olin okei, et meil tuleb selline päris saginat-naginat täis nagu kuu. Sauade 8 on kiire, seiklushimuline, elavaloomuline, igale poole ma jõuan, kõigiga ma räägin, asjad liiguvad, kõik, mis me alustame, kohe liigub, väga hea. Sauade 8 on põnev, seiklushimuline, reisimise sõnum on siin väljas mitmes kaardis, väga hea. Sauade 5 võib olla ka väga hektiline või ületöötav või et nagu kõigile mul aega ei jagu ja siis issand jumala, kuidas ma selle kõik ära teen. Siis mõtlesin, et okei, nüüd hakkab neid sauasid tulema, et järelikult tuleb suhteliselt selline hektiline ja saginat täis kiire kuu, aga õnneks tulid järgi kõik maa-elemendi energiat, mis hakkasid maandama meid, tasakaalustama raha, töö, karjäär, pikaajalised nagu sellised plaanid ja projektid, mis kannavad tugevalt vilja, vaata nüüd, et need kaardid õnneks nagu tasakaalustasid selle hektilise energia nagu ära ja sul võibki olla kuu algus või kuu esimene pool ja kuu teine pool hästi nagu öö ja päev. Et kuu esimeses pooles on näha rohkem sellist tuleelementi, mis ongi reisimised, peod, üritused, seiklused. Sauade 8 ongi selline, et mitu head asja juhtub korraga, igale poole vaja jõuda, kõik on vaja nagu teha, et mõnikord läheb meil ka pea natukene sassi, aga hea uudis sauade 8 on ka see, et kui sa oled ammu midagi oodanud, mingit, et me kandideerime kuskile ja me ootame mingit vastust või et me tahame mingi inimesega suhelda, rääkida, et miks ta ei helista, miks ta ei räägi, siis hea uudis on see, et kui sauade 8 on õigetpidi, kus siin nagu info liigub ja kus need vastused tulevad, ta on hästi selline kiire ja elavaloomuline kaart, sauade 8 on ülipõnev, et väga põnev augustikuu on sul tulemas. Tõenäoliselt sul on kohati, eriti kuu esimeses pooles, mingid hetked, kus sa mõtled, et appikene peatage maailm, see on liiga kiire elu, et natukene liiga palju asju võib-olla korraga. Aga sauade 8 ma ütlen sulle niimoodi, pärast puhkad. Taropakkes on väga palju kaarte, mis ütlevad ära ennast üle ikkagi pinguta ja üks asi korraga ja korralikult ja proovi ikka puhata ka. Sauade 8 ei ole selline kaart. Sauade 8 on see, 1000 asja juhtub korraga, väga hea, tee ära, hakka pihta, elu on lahe, on ju selles sauade 8. Sauade 5-ga, see kaart manitseb meid natukene, et sauade 5 on nagu tülid, konfliktid, konkureerimine, võistlemine, võib-olla ka tööalaselt sauade 5 tähendab, et keegi töökaaslane on kade sinu peale või üritab võistelda sinuga või et näidata sind nagu halvas valguses selleks, et ise olla parem. Sauade 5 tähendab ka seda, et kui sinu elus on inimene, mingi ülemus või sinu, ma ei tea, pereliige, sõber, et kes kogu aeg loob mingit hektilist energiat, kogu aeg tal on mingid draamad, kogu aeg sa lähed temaga tülli, nagu, et sauade 5 on hästi ebastabiilne nagu kaart. Siis võib-olla tuleb nagu piire seada selle inimesega või et me ei tohi lasta tema hektilisel energial nagu ennast mõjutada. Mõnikord sauade 5 oskab endale 100 tööasja ka peale võtta, et üritada nädala aja jooksul mingi kuu aja tööd ära teha, sellega pead ka eriti kuu alguses ettevaatlik olema, aga nagu kõige suurem sõnum ongi nagu see, et kui keegi on selline vaidlemishimuline, konfliktne inimene, siis ei ole mõtet vaielda temaga. Mida rohkem sa vaidled, seda rohkem tema sellest indu juurde nagu saab. Ja sa valad nagu õli tulle juurde. Aga kui me eemaldume, mitte midagi ei ütle ja piire seame ja temaga nagu välja lõikame enda elust, see mõjub talle kusjuures. Aga nagu öeldakse ka, vaata, näiteks paarisuhetes, mitte et siin midagi sinu
suhtega nagu juhtuks, on ju, et aga paari suhetes, kui öeldakse, et seda suhet saab päästa veel siis, kui me oleme nagu selles karjuvas, vaidlevas energias, vaata, et me küll võime olla väga konfliktis ja väga vihased teineteise peale, aga seni, kuni me aktiivselt tülitseme, seni saab veel suhet nagu ümber pöörata või nagu päästa. Aga kui tekib see apaatsus, vaata, ja mida iganes, whatever, ja, mis iganes sul on, vaata, kui meil see energia tekib, noh, siis on kõik, nii et huvitav nagu sõnum sulle siia, aga Saudeviis ütlebki ikka nagu seda, et kui keegi teine inimene pidevalt tekitab sinu ellu draamat, on ju, siis ta ei ole vaja seda inimest hoida enda elus. Kahju, ja, ta on sul vana sõber, nii tore, aga ta võib-olla ei ole nagu kõige positiivsem energeetiliselt sinu jaoks, on ju, natukene sellist märguannet. Ja Saudeviiega ka pane tähele, kes rõõmustab sinu võitude üle ja kes mitte. Et kui sul elus hakkab hästi minema, mingid sõbrad ja võib-olla mingid inimesed hakkavad nagu võistlema meiega või on kaded ja üritavad nagu paremad olla. See on ka Saudeviie teema, konkurents ja võistlemine. Ja see energia ka ei ole tegelikult kasulik. Jah, mõnikord see võistlusmoment aitab meil, see adrenaliin aitab ennast kokku võtta ja ma ikka näitan sulle, et ma olen sinust parem. Tead, seal ei ole nagu otseselt pikemaajaliselt mingit suurt pointi, et võistlemine on nii vaesus, see mentaliteet, vaata, sest keegi võidab ja keegi kaotab, vaata, keegi saab endale kõik ja on rikas ja edukas ja keegi on vaene ja mõttetu, on ju. Ja see on tegelikult vaesus mentaliteet. Rikkuse mentaliteet oleks see, et me kõik võidame, me teeme koostööd, me jagame võite oma vahel, toetame teineteist ja me käsikäes ületame finišijoone. Kõik on võitjad, on ju. See on rikas, nagu rikas mentaliteet või rikkuse või et külluse mentaliteet. Seda Saudeviis ei oska. Saudeviis on vastupidine sellele. Mina võidan, ma olen sust parem, bla bla bla, on ju. Ja selliste inimestega sina ei võida mitte kunagi. Ja sa võid jaurata nendega ja üritada õpetada, et kuidas maailm on ikkagi parem. Nad ei õpi. Nad jäävadki selliseks. Õnneks on sul ka väga stabiilsete inimeste kaarte siin, müntide kuningas, müntide 8 hiramaid, need on väga toredad inimesed, nii et see frukt, nagu ta ei hõlma kogu sinu kuud, on ju. Ja ka räägime nendest kaartidest. Hiramant, müntide 8, müntide kuningas, ülihea rahakuu sinu jaoks. Töö, karjäär, raha, megalt õitseb nendes kaartides, ülihead kaardid, nagu ma rõhutan trükitähtedega, kui ma ütlen üli ja mega, ei oska enam siin selliseid suuremaid, lummavamaid sõnu öelda, et ma loodan, et sa saad pointile nagu pihta. Sest hiramant on kõige suurem kaart nendest ja hiramant on täielik pühendumine, et kõik, mida sa puudutab, muutub kullaks ja müntide 8, mida külvad, seda lõikad, eks ole. Müntide 8 on nagu selline plaan paika, distsipliin, kord majas, eesmärgid paigas, raha tuleb rohkem, teen tööd, eks ole, ta on niivõrd motiveeritud ja töökas ja edukas, et müntide 8 tähendab, et mingi projekt saab veel parema tulemuse, kui me alguses arvasime. Ja saame maitsta enda tehtud töö nagu vilju. Müntide 8 on august, Saude 8 on august, müntide kuningas september, ehk siis see kaldub ka järgmisse kuusse edasi. Hästi selline augusti lõpp september nagu teema sinu jaoks. Hiramant tähendab, et need muutused, mis me teeme, uus töökoht, lisasissetulek, õpime midagi uut hiramantiga õpingutega seotud on ju, või et ta on nagu tegelikult rohkem nagu see pikemaajalised õpingud, mitte lühikursused, vaid hiramant on rohkem siuke pikk ja akadeemiline aastate jooksul õpime on ju. Et need sammud ja liigutused, mis me praegu augustikuus ja ka septembri alguses nagu teeme, need on järgmised 5 aastat veel tuleb palju raha tänu sellele, vaata hiramant on 5 aasta nagu kaart, nii et ta on nii pühenduv ja tark ja töökas, aga rahulik. Hiramant ei ole nagu selline, et üleöö nagu muutub kõik. Hiramant ongi nagu selline, et ma ei pinguta ennast üle, vaikselt nohisedes omas tempos, eks ole, et ja tema edu üks võtmeid ongi see rahulikkus, mitte üle töötamine, mõnusa sellise balansi nagu leidmine. Teine edu võti on kangekaelsustel, sest ta on sõnnide kaart ja tead, kui sõnnid võtavad midagi pähe, nad ei anna enne alla, kui nad saavad seda. Ja ka suhetes sul on ka selline sõnum, kuna sul on Saude 8 ja sõnn, Saude 8 ja hiramant on ja ära proovi suruda ega kontrollida inimesi. Mõnikord me tahame seda teha teadlikult, alateadlikult. Miks ta juba helista, kas see suhe läheb edasi, miks me juba kokku ei koli, miks me juba ei abiellu. Kärsitu, tahan kõike kohe nüüd ja praegu. See on
mitte toimiv energia sinu jaoks paarisuhetes, eriti selles kuus. Hiromanti ka me ei saa tagant sundida, takka suruda, kui me hakkame suruma või pingutama liiga üle suhetes või et ultimaatumid esitama ja miks me juba ei tee seda, siis tavaliselt mis hiromandis juhtub, inimene muutub veel kangekaelsamaks, veel vastupunnivamaks ja ajab oma sõrad mulda, üldse ei tee, üldse kuskil ei liigu, onju. Et tuleb olla natukene nutikam, kui sa tahad suhetes kiiremat arengut kellegiga, siis nagu natuke pead nagu lähenema loomingulisemalt, mitte niimoodi, et puuga pähe oleme koos, onju, ja võib-olla ka ise maha rahunema selles mõttes, et paarisuhetes eriti, vaata hiromant on nagu selline, et niikuinii me oleme elu lõpuni koos. Hiromant on üks 2 kaardipakist, kus me olemegi reaalselt elu lõpuni koos, onju, kellegiga. Et niikuinii me oleme elu lõpuni koos, kuhu meil kiiret on. See on kõige parem taktika ever, nagu selles hiromandis. Samm-sammu haaval, rahulikult me laseme teineteisel olla see, kes ta on, onju. Töntsed ja omas rütmis, sõnn onju selline, läheb edasi, rühib, onju. Ja see hiromandi energia selline nagu on. Ja et kui me maha rahuneme, siis me saame väga-väga toredad, külluslikud, toetavad suhted endale, ongi elu lõpuni koos, me pühendume teineteisele. Mütide kuningas täpselt samamoodi hästi pühenduv inimene paarisuhetes sinu elus, vallaliselt see inimene on su ellu tulemas, kes on suhtes, siis ongi nagu see mütide kuningas on nagu kindel kui kalju. Keegi, kelle peale me saame alati loota, alati toetuda, kes ei valeta, kes ei vea meid alt, kui ta lubab midagi, ta teeb. Ta võib teha küll väga aeglaselt kõike, eks ole, mõtleme ikka läbi ja mõtleme nüüd rahaasjad läbi ja kas me ikka nüüd seda teeme ja äkki ikka natuke ootame veel. Ta võib selline olla, aga tead, see taktika toob väga palju edu nii armastuses kui ka rahas. Ja ka sulle endale, et sul on kuu alguses väga tulised ja hektilised kaardid ja siis kuu lõpp on nagu selline, et aga mida ma torman, võta rahulikult, et nüüd me oleme rohkem fokusseeritud rahale, varale, karjäärile, tugevamad suhted, eks ole, teineteise toetamine, et selline hästi nagu vastupidine nagu energia siin on. Ja pluss veel see, et sul on sellest kaitseinglite kaardipakist kaart number 9, mis on siis sihikindluse nagu ingel, eks ole, ja tal on siin, ta on sellest trepist karjääriredelist üles roninud, käes on tal portfell ja see on nii, et mida rohkem sa oled tubli ja sa pingutad ja vaata sihikindlus ja see ma ei anna alla, vaata need on nii head kaardid nagu selles suhtes, et mitte ainult mida külvad, seda lõikad, vaid sa lõikad ka topelt või et see tulemus on veelgi pikemaajalisem, veelgi suurem rahaliselt, veelgi parem, kui sa alguses nagu arvasid, et ääretult tohutud head karjääri nagu kaardid. Lihtsalt meil tuleb jääda selle juurde. Mida me kipume tegema ja mis on ka hoiatus siin natukene on see, et alustama ja siis alla andma. Alustama ja siis pooleli jätma. Alustad võib-olla paar nädalat teed, sära on silmis ja siis enam ei viitsi. See on nagu ohtlik rada, kuhu nagu minna, sest kõik need kaardid tegelikult toetavad sul ikkagi sellist pikaajalisust ja pühendumist ja nagu kestvust. Seega mõtle endale läbi, et mis on see, mida sa tegelikult viitsid aastaid teha ja kuidas sa seda teed, kui palju, mis see raamistik on. Mütide 8 on nagu plaan ja reegel ja raam ja selline distsiplineeritud nagu kaart, eks ole, et milline nagu see igapäevarütm või raam nagu mulle sobib, on ju. Et sa avastadki, kuidas see tervis läheb paremaks, selles mütide kuningas on ka väga hea kaart. Võib-olla ainuke miinus on mütide 8, see on sugulaste kaart, ta on õigetpidi, mis ei ole nagu hull, on ju, aga kui sa tunned, et sugulaste tunded, tujud, meeleolu, arvamused, hirmud mõjutavad sind, kes iganes emad, isad, tädid, onud, õed, vennad, kes iganes selles mütide 8 ennast nagu ilmutavad. Mütide kuningas on tihti isade kaart, hiromant on vanaisade kaart, et kui nad ei ole isa ja vanaisa, siis nad on ka väga sellised iganenud mõttemustritega inimesed, kes maailm on selline ja sa pead ikka nii tegema. Ja nende kahe vahel on mütide 8, mis võib-olla ei ole kõige parem sugulaste poolne nagu energia, nii et kui sul on tunne, et keegi sugulaste topib oma nina sinu asjadesse või et millal siis sa juba abiellud ja lapsi saad või millal sa juba see tuleb ja miks sa sellist asja teed, kui hakkab nagu see kellegi energia või hirmud või et issand jumal, et miks sa nii teed ja et see küll hea otsus ei olnud, meil tuleb ka võib-olla natuke piire seada nende inimestega või mitte, et ära lase ennast nende arvamusel või nende hirmudel energiat nagu mõjutada, et mõnikord me ei pane tähelegi,
kui palju see tegelikult mõjutab meid või mõnikord me enda vanemate jaoks ka alateadlikult üritame palju esineda või saavutada, et nad lõpuks siis armastaks sind või oleks rahul nagu sinuga, et võib-olla me teeme palju asju nagu nende heakskiidu nimel, aga nüüd tuleb nagu küsida endalt, aga kas mina seda tahan, eks ole, et siin on ka natukene nagu seda siis ärkamist ja kui me juba suhetes räägime, et see armastuse keele nagu kõnelemine, kui sa oled suhtes, vaata, siin on selline, et üks kingib teine teisele midagi, et peopesas on imeilus nagu kingitus, kas siis kingituste tegemine, žestide tegemine, üllatuste tegemine või siis nad koos nagu justkui avastavad seda sära nagu siin, mis on ta käes, et koos millegi uue tegemine, koos millegi uue nagu proovimine. Mis on sümbolina hästi huvitav, et mis tal siin peopesas siis on, see on üks suur lilleõis, mille peal on väike draakon, et selles kaardipakis tihti ongi nagu loomad ja draakonid ja müütilised olendid ja tavalised loomad on selles kaardipakis on väga palju erinevaid ägedaid loomi, mingid mägrad ja linnud ja kõik, et aga see väike draakonid on ka selles kaardipakis ja ta on kuidagi siuke beebidraakon, et nad nagu avastavad seda koos, aga draakon on ju midagi, mis tegelikult siin maailmas ju justkui siis ei eksisteeri, tegelikult võnkesageduses on ta teistes paralleelmaailmates, ütleme niimoodi, olemas, aga selles reaalsuses me enda silmadega teda ei näe, aga see ei tähenda, et teda ei ole olemas. See on nii huvitav, et see, et sa ei näe enda tulevast partnerit, see ei tähenda, et teda ei ole olemas. Või see, et sa ei näe seda tulevase lapse hinge, kes sul temaga koos tuleb, see ei tähenda, et teda ei ole olemas. Et siin on nagu millegi nagu avastamine, mida võib-olla ei olegi siia maailma nagu toodud. Et kas sa oled vallaline, siis sinu tulevane partner on selline või et kui sa oled suhtes, et oletegi loodud nagu kokku saama, et luua siia maailma midagi, mida ainult teie näete alguses, vaata keegi teine ei olegi avastanud või et teinud ja see on mingi ühine avastus, ühine projekt või et millegi loomine siia maailma, et see ongi see, mis meid hästi nagu ühendab ja mulle hakkab silma ka sellel kaardilt täiskuu, et selle siis täiskuu perioodidel, need peaks olema praegusel ajal hästi nagu kuu algused ja kuu lõpud, et kus see täiskuu ennast nagu ilmutab, et need perioodid hästi nagu oluline, pane tähele, mis sa nagu täiskuu ajal ka nagu unes näed, on ju, et võib-olla ka hakkavadki draakonid ilmutama, draakonid on hästi nagu võimas energia, hästi puhas ja võimas energia, osad inimesed teevad ka nendega nagu tööd koos, et hästi nagu tore. Siis meil on ka see külalise kaardikene siin kuu siis oraklikaartidest väljas, kui me juba sellest täiskuus siin räägime, see on kaart number 7. Ja siin on nagu kaks, need on naisterahvad siin on ju selles kaardis, aga kaks nagu inimest, kes nagu kutsun su külla, teeme koos midagi, sõbrad, võib-olla saad mingi peokutse, ürituse kutse, uued sõbrad, uued tutvused ja nagu nii nagu see žest nagu selle kaardil on, et üks inimene istub natuke nukralt, vaatab nagu enda suunas, siis teine inimene hoiab oma kätt nagu tema käel või et tema õlal, et see on nagu selline helluse või nagu toetuse sümbol, et sa võid mu õlal nagu nutta või et ma olen sul alati nagu olemas, et kui sa oled tundnud, et sa võib-olla vajaksid rohkem nagu uusi sõpru või et lähedust teiste inimeste poolt või rohkem nagu, et tea, et sa võid küll tunda ennast üksikuna, aga on palju hinge, palju inimesi, kes tegelikult tahavad sind toetada või et sind nagu mõista ja need uued inimesed tasuks selle kuu vältel ka hästi enda ellu vastu võtta. Et ja nagu külastada sõpru või võib-olla kedagi, keda sa varem ei ole nagu näinud või et sa ei olegi külas käinud tal või et mingid uued inimesed saad nendega tuttavaks, saate kokku, et hästi nagu selline armas nagu kaart, et võib-olla ka natuke ootamatu külalised siin on ju, et huvitav, ikkagi nagu see, nad on küll erinevad, neil on erinevad soengud, ühel on sinine nahk, teisel roosa, eks ole, et me oleme küll nii erinevast energiast tehtud, aga me istume samamoodi, et on nagu täiuslikus harmoonias siin on ju, toetame teineteist, et hästi selline armas nagu koostöö tegemine, et kes on tundnud sellest väga puudust, siis tea, et sa saad seda uuesti, et võib-olla ka see sauadiviis, vaatan sellele kaardile hetkel nagu otsa, et sauadiviis on tüli või agressioon või et konflikt, aga selles külalise kaardis meil tekib see mõistmine või andestamine, et saame nagu selle asjaga korda selle kuu vältel, et hästi tore. Selle aasta pärast selle kaardil mitte ainult ka eelmise aasta suvi ei mõjuta selle aasta suve, aga ka järgmise aasta suvi tuleb siin nagu mängu, et ma tunnen, et nii nagu ma enne ütlesin,
eelmise aasta suvel sa alustasid midagi uut, sa selle aasta suvel alustad seda sama asja, aga veel suuremas mastaabis ja võtmes ja see kannab sind järgmise aasta suvel, sa vaatad tagasi ja mõtled, elu sees ma ei arvanud, et ma nagu sellist asja teen või issand jumal, kuidas ma siia jõudsin, et mis toimub minu elus. Et ma näen nagu tead sellist nagu, et väike ring, siis suurem ring, siis veel suurem ring, et nagu spiraalselt nagu sellist energiat liikumas, aga aina suuremaks, et mingite intervallide, etappide nagu kaupa. Et väga-väga ägedas, väga positiivses edasiliikumises oled. Eriti toetab see ka raha asju, kuna kõik need raha töökaardid on siin all, on ju. Ja sellel kaardil on kujutatud ka maakera. Maakera on alati reisimise nagu sümbol. Sauade 8 on ka väljasõidud ja reisid, on ju, et hästi ka üritused ja peod. Et reisida ja võib-olla sa plaanid selles kuus mõne reisi, võib-olla sul tuleb mingi spontaanne väljasõit reis kuskile, et hästi nagu põnev, võib-olla plaanidki aasta aega ette midagi, on ju, et selline huvitav. Ja usalda elumüsteeriumi. See on see vaala hing, mida tema tuleb meile nagu ütlema. Kõike me ei saagi ette näha, kontrollida. Kui me usume seda, et iga päev võib juhtuda midagi head, iga elu käänaku tagant võib tulla mingi hea üllatus, et see meie meeleseisund, mentaliteet, meie teadvus, need sõnad, mida me endale pidevalt iga päev korrutame, see ongi tegelikult meie reaalsus, sellega me loomegi nagu seda. Ja selles vaalakaardis, isegi kui meil on tunne, et ma ei tea, et ma ei ole rahul oma tööga, või et mulle ei meeldi mu kodu, ma ei taha tegelikult sellist elu elada, et see vaalahing ütleb meile seda, aga siis meil ongi võimalik kõike muuta. Ja kõik on võimalik ja kõik on hästi avatud, et ookean, kus vaal elab, on ju nii sügav ja nagu voolab kõik see vesi pidevalt, hoovused muutuvad, vesi voolab, et usu mind, sa ei jää sellesse samasse kohta nagu igaveseks kinni, et sa ei pea nagu seda kartma, et usalda natuke nagu tundmatust või et universumit, et mõnikord me ei oskagi seda kõike endale ära seletada, et miks ma nii tunnen või miks blablabla selline asi minu elus nagu toimub, aga mõnikord me ei peagi nagu seletama endale ära, et tähtis on lihtsalt usaldada, edasi liikuda ja tunda nagu enda tunded, emotsioone, et kui tunne on hea, proovin ära, tunnen, et ma pean praegu sinna minema, selle inimesega rääkima, seda alustama, seda tegema, vot siis nii ongi, eks ole, et elu ongi natuke müsteerium ja tead, nii ongi nagu lahe elada, sest kui on müsteerium, kui kõik ei ole nagu teada ja ette plaanitud, siis võib juhtuda ka kõike imelist, eks ole, et elu on siis nii kuidagi nagu sellist avastamata potentsiaali ka nagu täis, et päris nagu äge. Vot niimoodi valik number 3, võtame siis sinu augustikuu olulised tähemärgid ka siit, kuigi sul on siin laua peal need ka. Hiramait, nagu me enne siis ütlesin, on sõnni isikukaart ja müntide kuningas esindab siis kõiki meessoost maamärke, sõnn, neitsi, kaljukits, ehk siis sõnn on 2 kaardis siin esitatud. Ja lisaks on sul välja tulnud siis 2 tulemärki, nii nagu sul on 2 tulekaarti siin ees. Siis ambur ma näen ja jäär ma olen. Ja siis valik number 3 võtame ka siit kausikesest sinu siis augustikuu olulised siis kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, olulised ajapunktid augustikuus. Ja seni, kuni ma neid siis kuupäevasid siin avan sinu jaoks, siis ma tahan sulle rääkida sellisest nii lahedast ja imelisest kodulehest nagu tiiutarot.ee. Kui sa seda ei ole külastanud, siis mis sa ootad? Et kui sulle meeldivad sellised valikaart stiilis lugemised, kui sa tunned, et ka see lugemine sinuga, kus sa tahad rohkem videoid vaadata, siis sa saad teha seda tiiutarot.ee, et sinna ka ilmub siis augusti jooksul selline lugemine nagu mida toob sügis, september, oktoober, november, et siis võid tagasi kiigata sinna ja ka seda vaadata. Ja seal on ka siis väga palju erinevaid lugemisi töö teemal, raha teemal, armastuse teemal, kõike seal on. tiiutarot.ee, aga sinu siis augustikuu olulised kuupäevad on 5. august, 7. august, 10. august, 16. august, 23. august, 24. august, 27. august, 30. august ja 31. august. Vot niimoodi valik number 3, see siis oli sinu augustikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi imeline, vahva, üli tore, vinge, äge august. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!